Tere, lugupeetud kuulajad. Me oleme järjekordses reaalajamajanduse temaatilises videoseminaris ja mina Margus Tammeraja, Eesti Raamatukogude Kogu juhatuse esimees, TalTechi lektor ja muidu reaalajamajanduse entusiast. Ja täna on mul TalTechi stuudios au tutvustada Indrek Seppat. Indrek Seppo kui AI spetsialist, ilmselt pool Eesti rahvast, kes on AI teemadega tuttav, Indrekut juba teab, aga võib-olla paar sõna siis seotseks enda kohta. Olen närvivõrkudega, mida me täna siin nimetame AI-ks, oleme tegelenud 10 aastat, aga lisaks sellele on minu taust niisugune kirju, et mul on haridus üldse majandusteadusest. Ma õpetan ka siin TalTechis andmeanalüüsi, ma olen tegelenud 25 aastat andmeanalüüsiga ja olen loonud ka käputäie ettevõtteid. Nii et võib öelda ka kergelt sariettevõtja. Kergelt sariettevõtja ka, jah. Ja enamus neist ettevõtetest on tõenäoliselt jäänud mikroettevõtja staatusse. Enamik neist on tõepoolest mikroettevõtted, kuid on ka üks veidikene suurem ettevõte, mis siin kaitsetööstuses tegutseb. Suurepärane, sest meie auditoorium tegelikult ongi ju mikro- ja väikeettevõtjad, kellele me räägime sellest, kuidas erinevate tehniliste lahenduste abil jõuda lähemale reaalaja majandusele ja milleks see just nimelt teile kui väikestele ettevõtjatele kasulik on. Aga täna meie teema keskendub ikkagi sellisele palavale teemale nagu tehisintellekt ja tehisintellekti rakendamine reaalaja majanduse kontekstis. Mis täna nii väga palavgi on, et reaalaja majandus, kui me ei kasuta tehisintellekti oma tegevustes, siis ma ütleksin, et me oleme tänases mõttes juba keskaja majanduses. Et siin tõepoolest tehisintellekti kasutuselevõtt on astumine tänapäeva majandusse ja reaalaja majandusse. Ja reaalaja majandus, tuletan kuulajatel meelde, on eelkõige välja mõeldud kontseptsioonina selleks, et erinevate osapoolte vahel andmed liiguksid võimalikult automaatselt ja oleksid ka töödeldavad automaatselt, oleksid võimalikult standardsed ning taaskasutatavad, ehk siis selline ühekordse kirjendamise printsiip iseloomustab võib-olla kõige paremini seda reaalaja majanduse suurt mõtet, et keegi kuskil seestas oma arvele mingid detailid ja need liiguvad läbi kogu tarneahela, ilma et keegi peaks neid taaskord sisestama. Küll aga saavad kõik osapooled neid andmeid detailides siis ka kasutada, kuni riigi aruandluseni välja, mis on siis andmepõhise aruandluse temaatika, üks suuremaid reaalaja majanduse kontseptsiooni osasid. Rääkimata siis e-arvetest, e-tellimustest, e-veose lehtedest, kuni Know Your Customer kontrollideni välja. Aga mitte sellest kõigest me ei pea uuesti rääkima, vaid keskendume siis sellele mõttele, et äkki on tehisarust kasu ka selle reaalaja majanduse digitaalse ökosüsteemi optimeerimisel, parendamisel ja iga mikro- või väikeettevõtja töö tõhusamaks muutmisel. Mida sina arvad selle kohta, et kas tehisaru rakendamine täna mikro- ja väikeettevõttes on üleüldse teema? Ma arvan, et on küll ja ma arvan, et just nimelt selles need näited, mis sa tõid, digitaliseerimine laiemalt või kitsamalt just reaalaja majandus, eks ole, see digitaliseerimine on muutunud kättesaadavaks, oluliselt kättesaadavamaks kõigile meile, mitte ainult suurettevõtetele, vaid kõigile meile. Ma olen just viimased 4 päeva asutades vibe code inud, teinud seda vibe code imist ja ma väidan, et ma teen täna asju kordades, võib-olla 10 korda kiiremini, efektiivsemalt, kui ma tegin varem. Minu konkreetne eesmärk täna ma aitan ühel ettevõttel oma tegevust optimeerida, ühel suuremal ettevõttel, kuid tehisarru võimaldab meil suhteliselt väheste teadmiste pealt omale ehitada suhteliselt mugavaid vahendeid, mis siis alates sellest, et võta nüüd mu emailist see arve ja pane see mulle raamatupidamisprogrammi. Et see meie tänane tehisaru võimekus on sinnani juba jõudnud. Muuseas, ma tean, sa oled raamatupidamisega nüüd tugevamalt sõna peal, ma ei tea, kas on sulle hea või halb uudis, aga ChatGPT-l on olemas selline asi nagu agent, kui on tasuline ChatGPT, see on agent mode. Ja see agent mode mida ta võimaldab, on see, et ta võimaldab sisse logida mingitesse keskkondadesse ja siis ta hakkab seal hiirega, ta avab brauser ja hakkab seal hiirega ringi toimetama. Ja mul oli vaja Eesti sellises toredas keskkonnas nagu e-arveldaja oli mul vaja 12 müügi ja 12 ostutehingu puhul muuta neid kuidas ma neid kirjeldasin, neid kontosid ja õudselt vastik tegevus. ChatGPT tegi ära.
No nii, tegi ka õigesti. Tegi õigesti, jah. Lisaks sellele tegin ma sellega ka oma aasta lõpetamise kanded, kõik sellised asjad ja esitasin aastaruande ära, et eks ma vaatame, et üks raamatupidaja jäi praegu mõnest tunnist tööst ilma. ChatGPT võttis palju aega, tõesti palju, ma arvan, et 5 tundi ta ei jamasta sellega, sest et noh, ta sammub seal väga aeglaselt täna veel, ta ei ole järveltajat, ei ole veel varem näinud, ta uurib seda ja siis ta vajutab linkile ja siis ta ütleb, et ei töötanud, vajutab uuesti. Aga seda on tore jälgida ka iseenesest. Ja siis ta toimetas ja lõpuks said mul küll kõik krediidid otsa, nii et viimased tehted pidi ma ise ära tegema, aga põhimõtteliselt me oleme täna seal, kus ta tegi ära mul need lihtsamad asjad, kus ma ütlesin talle lihtsalt, et tee ära mul, muuda nendel arvetel, muuda need kanded ära ja tegi ära ka keerulisem asja, kus ma ütlesin talle, et okei, mul on vist vaja midagi teha siin aasta lõpetuseks, et mis asjad ma tegema pean ja mõtles selle välja, tegi ära. Ehk siis reaalselt e-arveldaja kasutaja, kui ta on piisavalt tark ja suudab agendi panna tööle ilmselt õigesti suunates ja omab ka piisavalt taustateadmist, et kontrollida üle, et see, mida tehakse, ei ole mitte mingi jama, vaid sobib ka täiesti ilusti aasta aruandes esitamiseks. Tundub, et see siis täna juba toimib. Täna juba toimib jah, ma esialgu ma alustasin sellest, et ChatGPT-t küsisin, mis ma tegema pean ja siis ma mõtlesin, mis ma ise seda teen. See on jama, mis ma ise seda teen ja siis ütlesin, et kui ma mine kolistusel veidikene ringi ja kolistas ringi veidikene, see nõuab tasulist ChatGPT-d, eks versioon ta praegu veel ei toeta, aga sellised väiksed asjad on, et kui sa saad panna juba olemasoleva vahendi midagi toimetama enda eest. Aga lisaks sellele, aidan, et täna on selline baasprogrammeerimisoskus on üks hästi oluline oskus, baasprogrammeerimisoskus, et tead, mis asi on, ma ei tea, Python ja sa oskad selle endale installida. Kui see oskus on olemas, siis hämmastavalt kaugele jõuab, et need vaip programmeerida saab endale mingisuguseid asju, mis tead, võtab sult ühest kohast mingid andmed, paneb teise kohta, laadib üles ja laeb alla, kolistab ringi mööda netti, teeb mingisuguseid asju. Seda on hämmastavalt lihtne teha. Nüüd mõned tarkvaraarendajad ütlevad, aga mingid turvariskid ja nii edasi on, aga sa ei pane seda tarkvara kuskile üles, see on ju veebis, see on see asi, mis võimaldab sinul oma arvutis sinu tegevusi automatiseerida. Ja selleks on ta küll täna ikka, see on, isegi kui te olete proovinud seda vibe-koodimist, ütleme 3-4 kuud tagasi, siis täna on jälle üks arenguhüpe toimunud. Täna on jälle üks arenguhüpe toimunud ja igaüks saab lihtsate vahenditega oma tööd optimeerida, oma töö optimeerimise selliseid skripte või tarkvara luua ise juba. Ja kui nüüd tulla reaalajamajanduse nii-öelda põhiliste komponentide juurde, millest me siin Eestis oleme reaalselt rääkinud varasemates webinarides ja podcasti episoodides, siis põhilised asjad on ikkagi ju e-arve, e-tellimused, e-kviitungid, e-veose lehed, ehk siis see tehingute kohta käiv dokumentatsioon, mis sisaldab detailseid andmeid, mida siis mõlemad osapooled omavahel vahetavad ja mida mõlemad osapooled peavad raamatupidamislikult kajastama, aga mitte ainult raamatupidamislikult, vaid seda läheb vaja reaalseks ettevõtte juhtimiseks. Kas siin võib ka tehisarust olla nüüd tulevikus suuremat kasu, et mul on mikroettevõtja, ütleme siis e-arveldaja või mis iganes muu programm ja nüüd ma panen selle agendi justkui raamatupidaja või finantsjuhina enda kasuks tööle. Kas see on kerge ülesanne üldse? See on kergem, kui inimestele tundub, ma väidan täna, et ma olen tähele pannud, et inimesed üldiselt, kui nad proovivad, siis nad veidikene üllatuvad. Ma töötan täna, kui raamatupidamisest konkreetselt rääkida, siis finantsjuhtimisest, siis minu põhitegevus on täna ettevõtete aitamine tehisintellekti juurutamisel ja vaatamine, kus kohas nende protsessides võiks tehisintellekti kasutada. Kus ma alustan alati on see, et ma püüan jõuda selleni, et kõik mu kliendi töötajad kasutaksid tehisintellekti ükskõik milleks, oma isiklikeks tarbeks, mis iganes. Sellepärast, et ma olen tähele pannud, et mina olen üksinda, oma tugitoolist, oma kabinetist, mina ei näe, mida see konkreetne inimene täpselt, mis ülesanded tal on, mis väljakutsed tal on, eks ole. Iga inimese juurde ei jõua ka seda analüüsima, kuigi ma teen seda küll tippjuhtide ja keskastmejuhtidega, ma teen seal tema konkreetsete ülesannete või tema nägemusest, teen selle analüüsi läbi. Aga mida ma tahan saavutada on see, et inimene kasutaks tehisintellekti kas või selleks, et ma ei tea, küsida, et mida ma 7-aastasele täditütsele sünnipäevaks kinkida, kellele meeldib tantsida ja kes siin Eestis ju midagi 35 euro kandis on, muuseas täitsa valiidne küsimus, mida tehisarvele esitada. Sellepärast, et ma olen tähele pannud, et esiteks, mida rohkem inimene kasutab tehisintellekti, mida kauem inimene on kasutanud, seda rohkem ta seda kasutab.
sa õpid teda kasutama, sa õpid ära, mis tüüpi küsimustele ta oskab hästi vastata, kus ta töötab, avastad seda, ta töötab seal, kus muidu ei uskunudki, et ta töötab. Aga teiseks, siis tuled sa selle peale, kuidas seda oma töös kasutada. Kui sa saad aru järsku, et mida ta teeb, on ju, kus kohas ta, ohoo, seal tuleb see ohoo moment endale, et oota, kui mul on tööülesanne midagi sarnast, on ju, et äkki prooviks seal. Et see on esimene samm. Nii. Ja nüüd, ükskõik mis ettevõttesse ma lähen, alati on keegi skeptik. Alati on keegi skeptik ja mul oli üks suuremat sorti ettevõttele, mikroettevõtted, päris suur ettevõte ja seal sattus see skeptik olema pearaamatupidaja. No nii. Ja mul oli temaga üks ühele kohtumine ja esialgu, see oli näha sisse astudes kohe, et nii, tema selles ettevõttes on see inimene, kes ütleb, et no, kuidas sa siis mind aidata saab. Ütleme nii, et kui ta sealt välja läks 45 minutit hiljem, siis tema teevis otse IT-juhi juurde, et ta saaks tasulise tehisaru konto endale. Et raamatupidamises ja finantsjuhtimises selliseid, tehisaru on selles suhtes hämmastavalt hea. Finantsanalüütikuna ja kõige parem on ju see, et me võime teile anda, jälle oluline nüüd see, et meil oleksid digitaliseeritud meie andmed, kasvõi sisse pildistatud. Me võime teile anda suure koguse andmeid, suure koguse suhteliselt kasvõi konto väljavõtted või ütleme raamatupidamiskannete väljavõtted, mitte kannete väljavõtted, ütleme aasta kõik kandedki, mul on mikroettevõte, öelda talle, et no mis arvad siis, mis teeme siis, mis toimub, on ju. Ja küll ta jõuab selleni, et ütleb, kuidasmoodi meil erinevad suhtarvud muutunud on, millele tähelepanu pöörata, kas siin oleks vaja kulusid kontrollima hakata rohkem või mitte, et see on täiesti hämmastav on seda vaadata, kui hästi ta seda teeb. Öelda talle, et anna mulle siin high level ülevaade, nõukogu tasemel ülevaade sellest andes seda sisse kogu raamatupidamise info, mis olemas on võimalik, või suurem ettevõtte puhul kõik enam ei mahu enam kontekstindusesse, aga väiksem ettevõtte puhul mahub küll ja ta üllatab, ma väidan, et ta üllatab praktiliselt kõiki, kes seda proovinud ei ole. Seda me oleme näinud ka Eesti Raamatute Kogu eelmisel aastal viis läbi mitu koolitusraundi just nimelt raamatupidajatele, kes olid skeptilised ja täpselt sama tulemus on, et inimesed said aru, et ohoo, et see tööriist ei olegi mingisugune IT-jama, vaid tegelikult praktiliselt rakendatav küsimuste ja probleemide lahenduse abimees. Kui me nüüd konkreetselt räägime siin ikkagi nendest, ütleme siis, protsessis osalevate tänaste inimeste asendamisest tehisintellektiga, millest siin tegelikult on ju räägitud juba aastaid, et raamatupidajad on see esimene punt, kes ära kaob ja tehisintellekt hakkab nende eest kõiki asju tegema. Praegu sa siin väga hästi tõid näiteid ka, kuidas tegelikult tehisintellekt on aidanud konkreetselt sul ühe ettevõtte e-arveldajas korda teha, aastaaruande ette valmistada ja ära teha need teised näited ka. Siis kuivõrd tõenäoline see tegelikkuses on, et tehisintellekt, nii nagu me seda tänasel kujul tunneme ja saame kasutada, võiks reaalselt mingisuguse suure hulga inimesi ära asendada, näiteks need samad raamatupidajad, keda meil on Eestis 20 000 inimest tegeleb igapäevaselt kirjendamise ja muu raamatupidamistööga. Ma arvan, et 10 aasta perspektiivis oleme kõik siin asendatavad, et ka mina andmeanalüütikuna, mul on paar sellist lemmiknäidet, kus mul on praktiline küsimus ja praktilised andmed. Konkreetne küsimus, mis minult elult on küsitud koos andmetega, mis mul olemas on selle jaoks olnud. Ja ma olen neid tehisaru ja ma pean neid suhteliselt keerulisteks küsimusteks, sellisteks, mis nõuavad minult andmeanalüüsi õppejõult, nõuavad ikkagi mingisugust, ta on mul väljakutseks. Mitte midagi müstilist, mis nüüd Nobeli preemiat nõuaks, aga midagi, mida ma ei tee peale vaadates ära, vaid ma pean ikka paar tundi ütlema selle kallal nokitsema. Ja kui veel mõni kuu tagasi parimad mudelid, mis olemas olid, vajasid ikkagi minu juhendamist sellel teel, siis viimased mudelid, kõige viimased, mis nüüd paar kord tagasi tulid, need teevad siin mu lemmik sellise näidis üles, need teevad ära ilma minupoolse juhendamiseta. Et selles mõttes, et meil ei ole mõtet siin rääkida raamatupidajad või kedagi siin eraldi välja tõsta, et eks ta mõjutab meid kõiki. Nüüd, kuidas ta seda mõjutama hakkab, ega ta ei tule nüüd tehisintellekti tule meil kohe siin tööd ära võtma, ta kõigepealt ikkagi muudab meie tööd. Täpselt nagu internetki on ju, et mis ta siin nüüd tööd ära võttis, eks ta mõnelt võttis ka pikas perspektiivis tööd ära, aga kõik me kasutame täna internet. Kõik kasutame selleks, et olla efektiivsemad. Või arvutid, võtleme, kui tuli arvutid, mis on nüüd selline, et kõik me kasutame täna arvutit, me ei tule selle peale, et me ei kasutaks arvutit, kuigi ta võttis kindlasti mingitelt ümberkirjutajatelt või kirjutajatelt tööga ära.
et eks raamatupidajatel samamoodi, et esimene samm ei ole mitte, see oleks ikka kole lugu, kui tehisintellekt tuleks sult tööle, võtaks esimene samm on see, võtta see tehisintellekt kasutusele, sest kõigepealt võtab sult tööle inimene, kes oskab sellest paremini tehisintellekti kasutada. Ole ise see inimene. Aga teisest küljest sa suudad tehisintellektiga teha palju rohkem, palju põhjalikumalt, palju sügavamini minna. Tehisintellekt võib sind kontrollida, sina võid muidugi teda ka kontrollima, aga võib ka sind kontrollida, vigu leida ja nii edasi. Et siin on selline paradoks, et mõnikord on hoopis nii, et kuna see sama raamatupidaja suudab nüüd rohkem teha, kui ta ennem suutis teha oma ajaga, siis ega midagi me ei saa välistada, et võib-olla on nõudlus selle vastu hoopis tõuseb, kuna nüüd see toode on palju sügavam, mida pakkuda suudetakse. Et me tegelikult ei oska ennustada, kuidas see majandus sellele reageerib, kuidasmoodi, mis siin juhtuma hakkab. Aga ma väidan küll, et täna tehisintellekt aitab igat viimset kui inimest, isegi raamatupidajat. Isegi raamatupidajat. Tegelikult ega raamatupidaja ei ole mingisugune loom iseenesest, vaid põhimõtteliselt raamatupidaja on ju ettevõtja abiline. Ja kui ettevõtja ei oska oma majandustehinguid õigesti kajastada ja nende andmetega korralikult ringi käia, ei suuda käibemaksu deklaratsiooni kokku panna nii, et maksuamet talle selga ei tule, siis ongi seda kas tehisarulist või inimraamatupidajat vaja. Aga keskmine selle ettevõtte ütleme niimoodi, et meil see oskus teha käibemaksu deklaratsiooni ei ole kaasasündinud oskuste hulgas. Minul mitte. Et selles mõttes tõepoolest tehisaru oskab siin aidata nii ettevõtjat, aga võib-olla muudab ka raamatupidaja nii palju efektiivsemaks, et ettevõtjal on muudki võib-olla õppida kui seda küsimust. Suurim viga, mida ma elus olen teinud, oma suurima ettevõttega, mul olnud oli see, et ma tegin sinna ise raamatupidamist pikka aega ja ma siiamaani kirun seda viga, et ei osanud õigel ajal raamatupidajat võtta, et igaüks peab meist ära tundma, et tõepoolest ma olen ka praegu taskuettevõtte, millele ma 2 taskuettevõtte, ühel teen ise, teisel on juba raamatupidaja olemas. Ja neid oma näiteid olema siin varem tutvustanud ka, aga mul sama lugu, et mõned ettevõtted, mis mul on vaja raamatuid pidada ja aastaaruannet ka koostada, ausalt öeldes seal mul ei olegi üleüldse mingisugust tarkvara kuskil kasutusel, ma lähen otse panga väljavõttest majandusaasta aruande vormile ja täidan need numbrikesed ära. On ka selline variant, kui on see teadmine olemas, et mida kuhu kirjutada. Aga ikkagi tulles selle reaalajamajanduse juurde, siis reaalajamajanduse kontseptsioon eeldab, et andmed liiguvad erineva osapoolte vahel võimalikult automaatselt ja nad on niivõrd standardiseeritud, et me ei pea iga kord tõlgendama, et mis detailid seal müügiarve peal nüüd ühelt või teiselt või kolmandalt osapoolelt on tulnud. E-arved on teadupärast Eestis olnud kasutusel juba mingisugune 20 aastat, aga millegipärast ei ole nad muutunud selliseks laial levinud ja kõigi osapoolte vahel nagu loomulikult kasutatavaks komponendiks reaalajamajanduses, vaid kogu aeg peavad raamatupidajad või siis ka innovaatilised ettevõtjad oma partnereid taguma, et kuulge, saatke mulle e-arvet. Et ma ei taha seda kuradi PDF-i digiteerida või sealt veel hullem andmeid käisi sihestada, saatke e-arveid. Kui me nüüd tehisintellekti juurde tuleme, siis tehisintellekt eeldab ju neid samu kvaliteetseid algandmeid, mis tõeselt ja väga konkreetselt kajastavad majandustehingute sisu, iseloomu ja kõiki muid parameetreid, mille alusel tegelikult me ju ettevõttes raamatupidamise õigeks ajame ja mille alusel toimub ka igapäevane juhtimine. Mikro- ja väikeettevõte, eriti kui sul on mingisugune taskuettevõte, riiuliettevõte, seal sul polegi suurt midagi juhtida, aga suur hulk mikroettevõtjaid tähendab seda, et meil tekib ka järgmine raund väikeettevõtjaid, kes kasvavad välja ka keskmised ja suured ettevõtjad, mis tähendab, et juhul kui me rakendame kas või sedasama tehisaru sellisel moel, mis aitab meil mikrost kasvada võimalikult kiiresti väikeseks, väikesest võimalikult kiiresti keskmiseks ja sealt edasi võib-olla saada ka suureks, võib-olla isegi globaalseks rahvusvaheliseks firmaks, nii nagu meil siin neid Eestis ju tekkinud on, siis me peaksime olema ju rumalad, kui me ei kasuta seda tehisaru võimalust, mida see meile pakub ja kui sa siin praegu tõid neid näiteid, kuidas tehisaru on sul aidanud teha kõige elementaarsemaid asju ja ka neid keerulisi asju, mis on tundunud siiamaani, et kuidas ta küll suudaks seda teha, aga nüüd millegi pärast suudab. Siis mis on tegelikult kõige olulisem sinu arvates, kas see, et tehisaru rakenduks kuidagi automaagiliselt, nii nagu mingi majandustarkvara teeb meile a la panga väljavõtete, pangatehingute kokkuviimise vastu ja müügiarvetega, või me peame omandama ka mingisuguse võimekuse hästi selgelt, täpselt, konkreetselt ette anda neid ülesandeid tehisarule?
see läheb mõlemat pidi, eks ole, ühtepidi nendesse toodetesse, mida me kasutame, tuleb tehisaru iseseisvalt sisse juba, me kasutame teadma, me ei pruugi ise seda otsustada, et me tehisaru kasutame, ikka me kasutame seda, aga nendest toodetest on juba sisse ehitatud. Aga teisest küljest mul ikkagi tundub täna, et täna see oskus seda ise kasutada ja neid tegevusi, mida me teeme, mida me ei kata veel kõik valmis tooted, mis on võib-olla meile veidike spetsiifilised tegevused ja nii edasi. Neid tegevusi on piisavalt palju meil ettevõtetes, et see tehisaru kasutamine, oskus tema abil midagi, mingit digitaliseerimise lahendeid luua või ma tahaks küll näha seda inimest, kellele see kahjuks tuleb. Tehisaru aitab tõepoolest igat inimest täna. Näidake mulle seda inimest, keda ta ei aita. Ma ütleme niimoodi, et 15 minuti pärast on ta ümber veendud. 15 minutiga jõuab üsna palju rääkida. Näidata peamiselt, ma ei räägi, ma näitan. No just täpselt. Me siin täna midagi ei näita, meil on selline talk show. Aga siin üks tehisaru entusiast äsja just mõtles siis ka, et mis 2026. võiks oodata just nimelt tehisaru valdkonnas meid ees. Ja siis ta hakkas jaotama inimesi niimoodi, et on 3 rühma inimesed. Esimene rühm on skeptikud, kes nagu ei taha sellest tehisarust eriti midagi kuulda, kuigi nad on sunnitud sellest kogu aeg midagi kuulma. Teine on see, kes paneb käed külge ja kasutab elementaarsel tasemel, oskab mingit elementaarset prompti kirjutada, näiteks saab mingist vastused. Ja 3. on see seltskond, kes on nagu professionaalid, kes said aru, tehisaruga saab teha palju rohkem, kui lihtsalt promptides mingisuguseid küsimustele vastuseid otsida. Need on need inimesed, kes ilmselt on, mida sa enne mainisid, kes võtavad teistelt töö ära. Need on need inimesed, kellel on potentsiaali vähemalt siin oma turuosa laiendada ja oma tootlikkust kasvatada ja ühtepidi aitavad nad kõik, eks ole, kui nad tootlikkus kasvab, siis suudavad nad odava hinnaga midagi pakkuda, aga kas nende konkurentile väga olla ei tahaks. Sest et kui teine ikka hakkab sul odava hinnaga seda toodet siin pakkuma ja sinul on sama hind edasi, siis sellega võib minna raskeks. Ega palju nüüd ei ole, ma ütlen, skeptikud on üks niisugune skeptikute grupp küll, kes on täiesti olemas, tihti väga intelligentsed oma ala tipud, kellele meeldib arvata, et kuidas see silikon masin ikka temast ikkagi nagu parem olla saab. Aga ja kes tihti on oma ala täis tipud, kes on proovinud seda mõned korrad ja vaatavad, et kurat, on tast ikka parem. Sa oledki tast tõenäoliselt parem veel omas valdkonnas, kus sa tõeline tipp oled. Üle kõikides ülejäänud valdkondades on ta sinust juba täna ees. Minult on muuseas tihti küsitud, et millal saab tehisaru inimesest targemaks. Ma olen alati vastanud, et võtta, see sõltub väga palju inimesest. Mõne puhul ei ole latt väga kõrgel. Aga okei, ma ei tahtnud isegi neist väga rääkida, on see grupp, tuleb vaikselt, isegi neil ma soovitan ikkagi aeg-ajalt kasutada, sest et vaikselt jõuab see tehisaru ka neil järgi. Aga suurem grupp on sellised minuealised inimesed võib-olla, kes pole sattunud kasutama võib-olla. Kuulnud ja huvi on tundnud niimoodi, aga pole võib-olla sattunud nagu oma käpaga seda kasutama ja võib-olla ei teagi, mis asi see, milleks ta võimeline on ja ei oskagi midagi väga temaga peale hakata. Neid ma küll julgustan, et minge kohe praegu, minge avage, ma ei tea, Gemini, Google.com või ChatGPT.com või midagi sellist ja hakake, mõelge mingisugune küsimustel välja, mis on nii keeruline küsimus, kui oskate oma enda valdkonna kohta. Nii keeruline küsimus, kui üldse oskate oma enda valdkonna kohta ja vaadake, kui hästi te sellele vastu. Ja see ChatGPT tasuta mudel, ma ütlen, et see on see kõige lollim mudel seal. Et tema pigem ma soovitas Gemini Google.com ja võtta sealt Gemini 3 Pro, mis on Gemini tarkudel praegu, mis on tasuta suhteliselt suures koguses kasutatav. Täna, et Google'i need mudelid, mis on suhteliselt palju tasuta kasutatavad, on alahinnatud veidikene, et need inimesed ei tea, et kõik nagu mõtlevad ainult ChatGPT-st, aga tegelikult on meil ka cloud olemas, on Google ja on olemas Euroopa oma, kes tahab kasutada Le Chat, siis prantslaste oma. Ja on ka hiinakad, millest osad räägivad täiesti mõistlikku eesti keelt, näiteks sama kurikuulus DeepSeek, mis siin aasta tagasi tuli ja laineid lõi.
räägib päris head eesti keelt, et saab täiesti eesti keelest suhelda. Ilma igasuguse Hiina aktsendita. Ilma Hiina aktsendi ja ilma hieroglyfideta räägib vastav eesti keeles ja täitsa ladina tähestikus. Seal muidugi tuleb arvestada sellega, et kõik, mis sinna läheb otse Hiina luudele, et kui teiste puhul on mingid kahtlused ja kõhklused, mis need andmetega saab pärast, siis DeepSeeki hinnakute puhul see läheb otse Hiina luudele, seal ei ole kahtlusi, kõhklusi ka. Aga kui me nüüd mõtlema hakkame, siis palju meil on neid asju, mida me ei taha Hiina luudele avaldada või mõned asjad on, eks ole, aga paljud küsimused on ka need, et las nad koormavad ennast üle selle infoga. Ja teiseks, kui te kaldate ikka, et tehisintellekt teie andmetest väga palju õpib, siis igal hommikul logige sinna Google'isse sisse Google Gemini.com ja kirjutage, et mina olengi see kõige ilusam inimene maailma peal. Las ta õpib ja kontrollige siis iga paari kuu pärast, küsige, kes on kõige ilusam inimene maailma peal ja vaadake, kas tuleb teie nimi välja või ei tule. Isikuandmed on sellised, mida ei tohi tegelikult ütelda. Oma asju võib ikka. Oma inimese nime, jah. Oma enda nime võib igal pool öelda, et mina olengi see kõige ilusam inimene ja las ta õpib sellest. Jaa. Eesti ettevõtlusmaastik, millest me oleme siin varasemates episoodides rääkinud, on tegelikult ju üsna huvitav maailmaga võrreldes. Meil vist on maailmas kõige rohkem ühe elaniku kohta registreeritud juriidilisi isikuid. Vist oli seal mingisugune 24 juriidilist isikut per elanik. Ja täna on äriregistri andmetel üle 363 000 juriidilise isiku, mis siis üldse on aja jooksul seal äriregistris läbi käinud, kus juures 280 000 aruandekohuslast ja 240 000 ettevõtted, millest 99,5% on ju mikro- ja väikeettevõtted, on ka rõõmsalt aastaaruannet esitanud. Ehk kui me mõtleme, kui palju neid üksusi on, mis on sisuliselt ju raamatupidamiskohustused ja mis on tegelikult selles digitaalses ökosüsteemis ühed osapooled, kes omavahel peaksid neid andmeid automaatselt vahetama, siis on nagu põhiteema, et kuidas me selle massi tegelikult saame kõigepealt digitaliseeritud, sest majandustarkvara kasutajaid on oluliselt vähem kui see 240 000, kes oma aastaaruannet esitasid. Erinevatel hinnangutel umbes 135 kuni 140 000 juriidilist isikut on reaalselt kuskil majandustarkvarade andmebaasides iga-aastaselt ka sees. Järelikult on terve pinu ehk siis 100 000 neid, kes tegid tõenäoliselt käsitsi või Exceli baasil või kurat teab, kuidas neid oma asju. Olgem ausad jälle, et ega see raamatupidamine ka meil see põhikooli programmi ei kuulu ja keskkooli programmi ei kuulu, et ega me ei saagi oodata, et keskmine indiviid neid raamatupidamisi asju ära teeb. Me teame, et on olemas nüüd juba tulnud ka tarkvaraturule, mis püüab seda võimalikult lihtsaks teha, seda aastaaruannete tegemist ja nii edasi, aga sellepärast ma väga ei muretse, et raamatupidajatel täielikult töö ära kaob, et eks iga inimene saab ise valida, et kumba ma nüüd teen, kas ma õpin raamatupidamist või ma õpin võib-olla veidi paremini oma tööd tegema või teen oma surundust ja nii edasi, et eks see spetsialiseerumine siin ikkagi jääb ja ma kindlasti arvan, et meie ülim eesmärk peaks olema igast inimesest raamatupidaja välja koolitada. Kuigi ega see baasraamatupidamise tegemine lihtsale ettevõttele tihtipeale need 90% asjadest on ju tegelikult ei ole ülimalt keerulised, aga need 10 või see 1% seal kusagil, sealt tekib see oht, et kus oleks vaja ikkagi inimest, kes veidikene asjast jagab ka. No just. Mina tõepoolest, mina olen nüüd halb näidamist rääkisime, kuidas ma ise oma raamatupidamist olen teinud, aga minu puhul mul on majandusharidus ja sellega see käib, see raamatupidamisharidus käib sellega kaasas, et ma olen ikkagi õppinud seda ülikoolis ikka kuidasmoodi mulle see ei meeldinud selle õppimine, aga ma õppisin selle selgeks. Aga selle jutuga ma tegelikult tüürisin sinna poole, et kui meil nii palju juriidilisi isikuid on, kellel on riigi poolt seaduslikult pandud ju need kohustused, et ta peaks andma aru ja nii edasi, kas ei võiks olla tulevik selline, et meil kõigil on ka selline digitaalne abimees, ehk kui sa teed enda juriidilise isiku mingiks mis iganes eesmärgil kinnisvara haldamiseks või investeerimisportfelli haldamiseks või reaalselt päriselt mingi füüsilise asja tootmiseks või teenuse osutamiseks, siis riik või ka erasektor tuleks sulle appi selle teenusega, et looks sulle nii-öelda digitaalse teisiku või digitaalse keskkonna, kus sa saaksid kõik oma ettevõttega seonduvad toimingud ja tehingud võimalikult digitaalselt tehtud ja ühtlasi kaasaks sinna ka seda tehisarulist poolt, et võimalikult paljud otsused, mida hästi rutiinselt võib-olla peaks tegema, kaasa arvatud seesama raamatupidamise jaama, et see kõik saaks delegeeritud, spetsialiseeritud kas siis agentidele või mingitele protseduuridele, mis sinu kui ettevõtja eest mingisugused tööd ära teevad,
kaasa arvatud see, et ma näiteks pean iga kuu võib-olla kinnitama mingisugused arved, kinnitama mingisugused arved, mis lähevad välja, mis tulevad sisse. Ehk ma võin ju delegeerida põhimõtteliselt mingile agendile, et davai, kõik metaarved, kus ma olen reklaami tellinud Facebooki, lähevad automaatselt maksmisele, kui nad on summas väiksemad kui mingisugune 15 € näiteks. Ja, no sealt võib veidikene ettevaatlik olla. No, põhimõtteliselt küll jah, et seda siukseid asju võimalik teha, et kui ma olen seda ikka 10 korda seda arvet juba maksnud, mul tuleb 11 kord, siis tõenäoliselt seal mingi pettusega tegemist ei ole. Aga noh, siin on meil on siin mõningad lihtsad asjad, millega edasi liikuda, et mõned lihtsad asjad, mis praegu jäävad häirima mind ka, et kui ma tahan kas või see, et ma tahan e-arveid vastu võtma hakata, siis ma ei saa seda teha seal samas riigi poolt loodud e-arvel teha, et ütelda, ma hakkan e-arveid vastu võtma, ma pean logima sisse veel kuskile kolmandasse kohta ja seal midagi ütlema, deklareerima, et ma võtan e-arveid vastu, et kuulge, sama seltskond teeb mõlemad, minu teada tehakse seda ühes samas riigi asutuses, neid arendatakse, et pange pead kokku ja pange need omavahel paremini suhtlema. Et seal on veel paar nüansse, mida ma ise kasutades e-arvel et olen märganud ja kui nüüd päris aus olla, siis ma olen isegi juba loonud kontakti seal, et ma veidikene utsitan neid ja ütlen, mis mulle seal veidikene ei meeldi, et ma praegu ei hakka kritiseerima, et ma pigem püüan need asjad sealt niimoodi korda teha, mis mind veidikene häirinud. Aga sa mõtlesid nüüd, et esiteks ma ütlen, et kas siin jah, et luua ühtne keskkond, eks Eesti püüab sinna suunas liikuda. Digivärav, ettevõtja digivärav. Nüüd probleem on selles, et jah, see AI abimees tuleks sealt kole kasuks, sest et näiteks ma tean, et ma saan kuskil Eesti ees anda raamatupidajale maksuametis volitused, on vist see pääsuke. Volitused. No väga tore, et sa tead seda kohe. Mina ei tea seda kohe. Sina oled seda teinud, sina spetsialist, sa oled ilmselgelt seda 10 korda öelnud oma klientidele või 100 korda. Aga ma ükskord käisin ja püüdsin anda ja siis ma ronisin ikka sinna maksuametisse ja siis ma vaatasin seal ka niisuguse, ma olen ma peaksin olema bilansivõimeline raamatupidaja, kui ma näen neid see on mingi raamatupidaja pakett, sa vähemalt valida, selle sai ära antud. Midagi oli seal isegi lihtsaks tehtud. Aga miks ma pean seal otsima seal menüüdes ja teadma, et pääsuke või tihane või mis ta seal oli, et ma lase mul kirjutada sinna sisse, et kuule, kus ma neid volitusi anda sain ja viskab mind õigesse kohta. Või ma ütlen teile lihtsalt, kuule, anna need volitused ja teeb selle asja ära. Nii võikski olla. Et eks see tulevikus sinna suunas läheb, et minu jaoks on tegelikult minna veidike laiemaks selle küsimusel. Minu jaoks on tegelikult küsimused, millised need tuleviku kasutajariidesed üldse on? Kas nad chatipõhised kasutajariidesed, kas nad kõnepõhised kasutajariidesed või nad ikkagi jäävad ka selliseks, kus me tahame ise vajutada mingisugust. Ilmselt hübriid. Ja mingi hübriid seal tuleb, eks ole. Aga ma loodan, et see tulevikus tuleb. Täna meil on väikene probleem nende riigi teenuste tehisintellektiga on see probleem on see, et meil on vist esimesed GPU-d, eks ole, tehisintellekti kodu, see on Graphical Processing Unit, eks nimetatakse, või TPU, see riistvara, mis võimaldab neid tehisintellekti mudeleid, keelemudeleid jooksutada, siis seda nagu Eestis meil väga ei ole, et see on siin välismaal olnud ja eks siis meil on siin kõikide nende andmete saatmisega kuskil Eestist välja ja sealt, sellega on väikesed sellised vaidlused käivad, et kas me tahame seda ikka Eestist välja saata või ei taha ja mina liiga palju ei kardaks ka aus olla, et mina seda ei kardaks, et Saksa luure nüüd hakkab tädi Maali siin, ma tahtsin öelda lehmakauplemisse, see oleks valel sõna, aga ütleme marjaäri raamatupidamist, et see väga erutatakse, et ta seal muudaks maasika hinna ära mõni päev on ju või midagi, et kui ta siin Euroopa Liidu piires ikka see asi käib, siis ma liiga palju ei muretseks, aga ma tean, et me liigume selles suunas. Kas nüüd see piisava tempoga on ise küsimus. Et sammhaaval me sinna liigume, et riik seda tehisaruga vaikselt katsetab ja proovib selliste väikeste sammudega testipesi algu kasutusele võtta. Võib-olla seda nii väga näha ei ole veel olnud, aga ma loodan, et siin järgmiste aastate jooksul tuleb see nähtavale ka. Ettevõtete puhul võib-olla on veidike rohkem näha siin, et agressiivsemad ettevõtted on ikka päris
kasutavad juba veidikene tõsisemalt. Aga tulles tagasi selle idee juurde, mis ma õhku viskasin, et igal juriidilisel isikul võiks olla selline digitaalne, ütleme siis, teenuste komplekt, mis aitab tal ettevõtet juhtida ja ettevõtte partneritega suhelda ja nii edasi. Siis oletame, et riik tõepoolest ei pea ja riigil kohustus ei ole, et luua selline totaalne rakenduste süsteem. On niigi palju neid e-teenuseid, mida me juba oleme maininud, kas või sama e-arveldaja, mis on ju ka riigi poolt pakutav raamatupidamisprogramm. Aga kui erasektor nüüd reaalselt saaks aru, et jube kasulik on selline, ütleme siis, digitaalne koorik selle juriidilise isiku ümber luua, mis aitab tal kõiki neid asju teha. Kas siis erasektoris võiks tekkida see huvi, et arendada asi välja, müüa seda asja teenusena, et absoluutselt kõik juriidilised isikud oleksid tulevikus 100% digitaalsed. Me ju tahame, et Eesti oleks digiriik. Ja miks mitte? Ma näen kohe siin kahele tüübil ettevõtjatest seda, et meil on kindlasti raamatupidamisprogrammid, mis saaksid endasse integreerida veidikene suuremaid neid ülesandeid, võib-olla kui ainult puhas kitsas raamatupidamine on ju. Ja ma tegelikult tean paari ettevõtjat praegu, kes arendavad väga kitsale valdkonnale. Arendavad välja nagu kogu täis sellist põhimõtteliselt teatud mõte, mida sa räägid siin, et digitaalset abimeest, mis algab alates sellest, et tellimuste vastuvõtmine kuni raamatupidamiskirjed ja kuni selle aastaaruande tegemine seal. Sellisele kitsale valdkonnale, et eks võite mõelda, et kui võib-olla on olemas veel, mina ei tea, mõttel ka mingi kitsas valdkond, kus te saate sellist teenust pakkuda, kus ei ole seda täna veel, et kus endiselt käivad asjad võib-olla veel käsitsi ja endiselt käivad asjad paberi peal ja sularahasse mõnikordki ja telefonidel rääkimisega. Et äkki siin peab teadma sellest valdkonnast midagi, eks ole. Miks mitte mõelda, kas te äkki teate oma valdkonnast midagi ja äkki loote endasugustele siis, teistele endasugustele, vaatate, mis teid aitaks ja loote teistele endasugustele midagi sarnast. Ja eriti kui me siin mainisime seda vibe coding ut, mis ilmselt sel aastal teeb suure arenguhüppe veel edasi. No tagasi need mudelid tavaliselt ei lähe ja selles mõttes on huvitav jah, et isegi kui leida mingisugune piirang praegu, mul on klientidega olnud seda nii mitu korda, kus ma olen põrganud vastu tehnoloogilist seina, et seda see praegu ära ei tee. Ootame 2 kuud. Ootame hea küll 3 kuud ja ma helistan tagasi, et nii, kuulge, muuseas, see on nüüd lahendatud. Et me peame alati tehisintellekti kasutades arvestama või aru saama, et see mudel, mida me täna kasutame, see on kõige lollim mudel, mida me kunagi elus kasutame veel. No just. Sest et see areng on hüppeline. Detsembrikuus nüüd, me oleme täna jaanuaris, eks ole, detsembrikuus tulid välja uued mudelid kõik 3 suuremalt pakkujalt, mis kõik on hüppeliselt paremad kui eelmised mudelid. Ja mõnes vallas juba hakkavad omandama seda taset, kus see kasutamine on juba täiesti mõeldav. Ja isegi kui te näete, et see kusagil teeb ikka mingit viga või midagi, no siis jällegi õppige seda, et sel hetkel, kui tuleb see järgmine mudel ja selleks ei pruugi kaua minna, võib-olla läheb 3 kuud, 6 kuud, 9 kuud, et sel hetkel, kui see mudel enam neid vigu ei tee, saaks selle kohe kasutusele võtta. Kusjuures umbes 50 aastat tagasi hakati rääkima automaatjuhtimissüsteemidest. Ja see, millele ma siin ennem viitasin, sellele ideele digitaalsest keskkonnast ja nii edasi, see põhimõtteliselt ei ole mitte midagi muud kui mingi vana kontseptsioon automaatjuhtimissüsteemist. Omal ajal 1970. aastatel jõudis automaatjuhtimissüsteemidega reaalselt ju päris kaugele Tšiili, kus arendati välja selline, ütleme siis, arvuti tollaste võimuste piires ja arvutivõrkude töö piires võimekus reaalajas jälgida, mida mingisugused tehased näiteks tootsid mingisuguse ministeeriumi valdkonnas. Sama ideed muide hiljem ka siin Eestis üritati rakendada, arendades välja süsteemi Gensi näiteks, mis pidi ka olema nagu generaalsüsteem, kuhu kõik need igasugused majandustehingute andmed korjuvad automaagiliselt kokku ja siis saab teha mingisuguseid kiireid otsuseid reaalajas. Siit muide on tuletatud ka kogu see reaalaja majanduse nimetus kui selline. Tahan saada võimalikult kohe, võimalikult ajakohaste andmete baasil mingisuguseid aruandeid, päringuid, mille baasil ma saan teha ka õigeid otsuseid.
ja kui me nüüd seda tehisintellekti rakendame, siis tegelikult me üritame neid samu vanu kontseptsioone kuidagimoodi uuel kujul ju elustada, on vast nii? Võib-olla mõned asjad, mis varem olid liiga suurt pingutust nõudvad või liiga kallid, on täna muutunud piisavalt odavaks, et see mõistlikuks muutub, eks ole. Või ei olnud tehnilisi võimalusi. Või ei olnud tehnilisi võimalusi üldse olemas, on ju. Et täna me näeme lihtsalt, see tehisintellekt on ikkagi selles mõttes revolutsiooniline tehnoloogia tõepoolest, et ta muudab võimalikuks asju, mis varem ei olnud võimalikud. Tehisintellekti puhul tuleb muidugi arvestada seda, et ta aitab ainult seal, kus on vaja intellekti. Et kui ei ole vaja mõtlemist või sellest intellekti, siis ta ei aita. Aga ja tulebki välja muuseas mõnikord, et kuigi ma tunnistan, et viimasel ajal on mul neid päevasid, kus ma tehisintellekti ei kasuta vähe, aga olid ajad, kus ma avastasin üks päev, et näed, ma täna päev läbi ei kasutanud tehisintellekti, et polnudki mõtlemist vaja üldse. aga et kas ta võimaldab meil kindlasti, no üks asi, mida ta võimaldab teha, on just see kõige nõmedam asi on see andmete viimine, eks ole, sarnasele kujule või siis mitmete, ütleme, et kui meil on andmed ikkagi veidikene mürased ja veidikene sellised, ma ei tea, minu poolest käsikirjas kirjutatud on ju, mis iganes on ju, ja teisel pool on midagi veidike teistmoodi, siis täna oleks vaja, et iga inimene seda igat andmepunkti vaataks, see on sarnane või see ei ole sarnane. Inimene otsustab seda, on küll sarnane, paneme nad kokku. Täna saab tehisintellekt selliseid ülesandeid näiteks lahendada. Et selleks, et meil tõesti kahest andmeallikast tulevad andmed ja kas nad on samad, kas nad vastavad samadele kategooriatele ja nii edasi, et ta nagu veidikene, kui sa siin alguses ütlesid, et meil on vaja kvaliteetsed andmed, ühtepidi küll on meil vaja kvaliteetsed andmed, andmed ei valed olla, aga kvaliteetne aga nad ei pea tingimata olema täpselt nii täpselt nii-öelda standardiseeritud täna enam. Et tehisintellekt on võimeline ka tootekirjeldustest, kahte tootekirjeldust lugedes aru saama, kas need on sama asi või see ei ole sama asi. Ja sellega juba ta lahendab ühe suure probleemi ära, mis meil andmete võrreldavuses ja andmete taaskasutamises või ühiskasutamises, mitme andmestiku kokku panemises, mis meil on täna. Me saame nagu sellise, kus me saame sellisest probleemist lahti. Aga tulles tüübilise mikroettevõtja juurde tagasi, siis vabakutseline konsultant, hea näide. Aeg-ajalt käib kuskil koolitamas, aeg-ajalt peab mingist analüüsitööst osa võtma, tahab oma tunde arveldada ja nii edasi. Milline see tema töölaud või mis iganes interface tulevikus on, ideaalis peaks siis välja nägema? Kui me siin mõtleme, et võiks olla digitaalne selline kookon selle vabakutselise konsultandi ümber. Siin on niisugune asi, et see töölaud, missugune ta välja näeb tulevikus, ma isegi usun, et ma tean üsna, aga see muutub kiiresti, aga esimesed sellised asjad välja tulnud ka. Et kui me mõtleme, mis asi on vibe koodimine, siis ta on meie arvutis olev tarkvara, kus ma kirjeldan, mida ma tahan teha. Nüüd see kirjeldus läheb sinna tehisintellekti serverisse, sealt tuleb vastus juba, et milliseid tööriistasi, milliseid programme, mida kasutada ja nii edasi. Ja nüüd ta teeb siin minu arvutis, minu failidega neid asju. Ehitab minu arvutis selle programmi üles, kompileerib, vaatab, kas tuli mingi viga, teeb üle ja nii edasi. Täpselt sama kontseptsiooni olen mina rakendanud muudele töödele. Näiteks kas või dokumentatsiooni või dokumentide loomisele ja nii edasi, kus ma kasutangi tegelikult täna seda vibe koodimise tarkvara, nagu näiteks Google Antigravity. Aga ütlen talle mitte, et ära mulle loo koodi, vaid loo mulle dokument tekst, ka kood teatud mõttes. Loo mulle dokumente, ma kasutan ühte Markdowni versiooni, mida saab konverteerida PDF-iks või Exceliks või kuhu iganes. Ja samal ajal on tal ligipääs minu arvuti sees nüüd on ju. Sellel programmeerimiskeelel näiteks Pythonil on juba R-il, aga Pythonil tüüpiliselt ta saab lugeda minu ülejäänud faile. Ta saab sealt vaadata, visata silma peale sinna, võtta mingisuguseid tükke, saata selle tüki interpreteerimiseks jälle Google serverisse tagasi. Seal tuleb muidugi arvestada, eks ole, mida me tahame lubada sinna saata midagi, aga võtta sealt, ühesõnaga kasutada minu arvutis olevaid teisi faile, teisi asju, mis minu arvutis on, et ma ei pea neid kuskil üles laadima, vaid see kõik toimub minu arvutis. Ja kõige nüüd nädal aega tagasi tuli Anthropic Cloud sellise asjaga välja töökeskkonnaga, see on täna saadaval ainult Macile, ma ei ole seda veel kasutanud, aga mis ongi just mõeldud nagu töökeskkond kellelegi, kes ei ole programmeerija, kus rakendatakse seda vibe koodimise paradigma. Ja ma usun, et see on see lähitulevik, kuhu ta kaugemas tulevikus jõuab, ma ei tea,
täna me nõuame kaugemast tulevikus, ma ei tea, millest räägime siin, kus see kaugem tulevik on, 5 aastat või 10 aastat või millal see maailma lõpp täpselt tuleb, et enne seda ikkagi, eks need mudelid muutuvad eks riistvara areneb aina kaugemale, need mudelid muutuvad aina targemateks, ehk siis sama arvutusvõimsusega suudame me teha rohkem ära. Ja juba täna on meil olemas esimesed mudelid, mis jooksevad meil, mis on, nad ei ole sama tugevad kui need fantiivmudelid, aga siiski mingid asjad teevad ära, mis jooksevad meil oma arvutites, mis on võimalik majas sees jooksutada või ettevõtte puhul saab osta selleks väiksema serveri, kus kohas neid saab jooksutada, mis teevad juba päris palju asju ära. Et ei pea ka muretsema, et me pilve nii väga kardame, et me ei taha sinna, et me selle tõttu see kuhugile kunagi ei jõua, kuna ma ei saa seda usaldada. Tulevikus on see murega ka murtud kindlasti. Ehk siis mina kui mikroettevõtja, vabakutseline konsultant põhimõtteliselt tööd tehes võiksin nii-öelda vibe codingu kontseptsioonist lähtuvalt mõelda kõikide oma reaalsete ülesannete lahendamisele. Absoluutselt, turundusest kuni raamatupidamiseni. See on üks, ma esitan teile kõigile, kes te täna kuulate siin ühe väljakutse. Kes saab olema esimene inimene, kes üksinda loob miljardis ettevõtte? Et see on selline, millest on nüüd räägitud, et tõenäoliselt ei ole nagu põhjust arvata, et seda ei võiks tekkida. Et siiamaani ei olnud see võimalik, üks inimene ei suuda ära katta kõiki valdkondasid. Aga täna, kus tehisaru on võimeline meil neid valdkondasid järjest võtma üle või meid toetama nendes valdkondades, on ju siis, kes saab olema esimene inimene, kes loob $1 miljard väärt ettevõtte ükssarviku üksinda. Võib-olla kahekesi hea küll. Ja me räägime nagu ettevõttest, mis reaalselt pakub mingisugust teenust ka. No ega raske on olla ilma selleta $1 miljard väärt. No siin mõned AI teemalised ilmselt on, mida on hinnatud ju ka kõrgemalt kui $1 miljard. Need pole üksinda jälle loodud päriselt. Sellega, et ma usun, et aga see, et luua mingi teenust, mis, võtame midagi lihtsamalt, võtame siis mingisuguse, kui see müügimahu või midagi sellist. Täna on selge see, et me ühtepidi see AI ähvardab meid sellega, et ta võtab meilt töö ära. Teistpidi ta muudab uute ettevõtete, uute teenuste, uute asjade loomise lihtsamaks, kui see kunagi varem on olnud. Ja nüüd see, mis siis saab? Ma tõesti, ma arvan ka, et meil tuleb tööturule šokk mingil hetkel. Vähemalt me oleme valmistama selleks, sest et isegi kui tuleb, me oleme valmis siis, kui ta tuleb. Mis me teeme siis, kui meil tööturule šokk tuleb? Et me peame olema sellised, et me peame muutuma selliseks, et ettevõtete loomine pole võimalikult lihtne. Kõik me peame olema valmis seda looma, kui meil mingisugune mõte tuleb, eks ole. Ja me peame muutma selle ettevõtte asutamine, uue toote turule toomine, see peab olema soodustatud, ma tahan öelda, aga me peame selleks valmis olema. Ühesõnaga ei tohi olla barjääri. Ei tohi olla barjääri ja see saab olema, ma kardan ikkagi, et see saab olema kriitiline. Mul on veidikene lootus, et me siin Eestis oleme selle korra läbi teinud, mina ju mäletan seda veel, minu sugused veel mäletavad. Muuseas, miks nad ütlevad, et vanus on lihtsalt number? Nii. Kui see on ju selgelt sõna, eks ole. Jah, mõelge selle peale. Nii, et mina mäletan ju, kui oli 90. aastate algus, kus oli see, kus me alustasime nullist kuni ühega ettevõtete ja me hakkasime vaikselt seda looma. Ja me lõime selle ära, me tegime selle ära. Me oleme veidikene kivistunud nüüd siin viimastel aastakümnetel, me oleme veidikene hea eluga harjunud ja veidikene muutunud selliseks, see täiesti arusaadav on ju, et me oleme jõudnud sellisele tasemele, kus kohas me saame mõtelda ka millelegi muule kui sellele kuidagi ellujäämisel on ju, et me saame mõtelda ka sellele, kuidas hoolitseda nõrgemate eest ja kuidas hoolitseda nõrgemate eest ja panna ressursse ka mujale kui ainult ellujäämisele ja hakkama saamisele, ettevõtlusede loomisele. Aga võimalik, et tuleb veidikene seda aega tagasi ja veidikene tuleks nagu mõelda, et kuidas olukorras, kus olemasolevad ettevõtted kokku tõmbuvad, loodaks uusi ettevõtteid või uued ettevõtted suudaksid kasvada jälle. Ja kui mõelda, mille jaoks üldse inimesed ettevõtteid teevad, siis sageli on tegemist juriidilise probleemi lahendamisega. Stiilis ma tahan kellelegi mingisuguse teene osutada, aga tema tahab saada sellest ametniku arvet ja mingit arvelduskontot, kuhu raha üle kanda. Ja siis tehaksegi jälle klõpsti ettevõtte, mida on Eestis super lihtne teha. 10 minutiga saab põhimõtteliselt oma OÜ ära vormistada ja nii neid järjest juurde tekib 20 000 igal aastal. Mõned surevad ära ka, eks ole, ja enamus tegevust ei alusta.
aga 20 000 juriidilist isikut igal aastal juurde teha Eestis on täiesti normaalne tase. Ja nii see tulebki, et sul on 22 või 23 juriidilist isikut iga elaniku kohta, kaasa arvatud imikuid ja raugad. Aga tulles jälle selle juurde, et milline selle tuleviku mikroettevõtja töökeskkond võib siis välja näha, kui me lähtume sellest, et ta peab saama ligipääsu oma vibe koodimiskeskkonnale ja nii edasi, siis tegelikult mida selle vibe keskkonnaga luuakse? Kas täna me räägime siin agentidest hästi palju, millest enamus inimesi aru ei saa, mis asi see agent üldse on. Aga põhimõtteliselt võiks olla ju see, et mul on see turundusagent ja müügiagent ja klienditeenindusagent ja võib-olla ka mingi tootmisagent, mis aitab mul mingisuguse toote või teenuse kokku panna. Eriti kui on tegemist veel digitaalse toote või teenusega, näiteks seesama raamatupidamine, millest ma olen siin täna rääkinud. Agent ongi, defineerin ala siis korraks, et agent on tehisintellekt, mis kasutab väliseid vahendeid selleks, et saavutada mingisugust eesmärki, võtab selle eesmärgi nimel, võtab ise vastu otsuseid, on ju, ja toimetab. Ta võib-olla toimetab teiste agentidega koos või mitte. Me võime öelda, et tee mulle võimalikult hea, võib-olla piisab sellest, et ütelda talle, et tee mulle võimalikult hea reklaam. Ja tema nüüd hakkab iseseisvalt mõtlema, nii okei, sina oled siuke tegelane, mis sul hea reklaam võiks olla, kuhu seda suunati ja nii edasi, hakkab siin ise toimetama. Ja siis, kas ta küsib sult või ei küsi, see nüüd juba teine küsimus, et lõpuks, et kuule, kas ma teen ära või ütled talle, et kuule, tead, mina tegelikult olen sinust lollim, et tee seda ära, mult hakka küsima, muidu peal rikun sul töö ära. Jõuame ka selleni ja üldse mitte nii kaua aja pärast. Et siin oli, kas oli Dario Amodei, kes siin Antroppiku juht, kes vist paar päeva tagasi, ta muidugi, temal on oma huvi seal mängus, ta on ühe tehisaru loova firma juht, aga kes teadis, et tasemele, kus tehisaru vastab igas valdkonnas sama hästi, kui vastu valdkonna Nobeli võime laureaat. Et tema küll ei arva, et me räägime aastatest või mitmest aastast, mis sinna tasemeni seal jõudmine läheb, et ta ei näe nagu põhjust, miks me ei võiks sinna jõuda siin aasta või 2 jooksul. Ma ei mäletan, mis ta täpselt ütles, kas ta ütles aasta 2 jooksul või midagi sellist, aga et sinna poole me teel oleme, me jõuame sinna. Ja selle eitamine on PA liiva alla panemine. Et ärme seda eita, et see võib meile ühel hetkel kätte maksta. Samas ma ei taha ka öelda seda, mitte kuidagi ei taha me öelda teile seda, et kui te ei ole täna tehisaru kasutanud, siis olete kuidagi nii lootustult ajast maha jäänud, et nüüd pange putka kohe kinni, et mis on enamast aastal olnud esitatud, las riik kustutab ära ettevõtte või midagi sellist. Ei, see ei ole absoluutselt nii, et ta on ikkagi, ta on arvukas, temaga on lihtne suhelda. Et ma üldse ei kaldaks teda, ma üldse ei pelgaks, et kas ma ikka oskan teda kasutada ja kuidas temaga ikka suhelda ja nii edasi. See on kui tehisaru teemal on üks tegelane, keda jälgida, siis tema nimi on Mollik, M-O-L-L-I-C-K. See eesnimi on täiesti kadunud peast. Mollik, tema on raamatu kirjutanud Go Intelligence ja tal on LinkedIn, kus ta postitab Ethan Mollik, täpselt, Ethan Mollik. LinkedIn, kus ta postitab igapäevaselt mitmeid väga hästi mõtteterasid ja tähelepanekuid tehisarust. Ja täitsa tavainimesel loetav, et sellel ei pea olema mingi tehisaru spetsialist. Ethan Mollik ja tema on hästi huvitavalt öelnud, et kui paar aastat tagasi veel tõesti oli vaja seda promptimise oskust või sellist oskust, et kuidas üles ehitada prompt, chain of thought ja kuidas üles ehitada ja ette talle anda, mida ta tegema peaks järjest ja edasi. Siis täna üha rohkem või tehisaru kasutamise oskus on põhimõtteliselt võrdne või ta on sarnane juhtimisoskusega. Sa pead suutma kirjeldada eesmärki, sa pead andma talle, sa pead laskma tal tegutseda ja nüüd, kui ta hakkab kuskile viltu minema, siis sa pead suutma teile juhendada õigele teele. Ja see oskus ei ole, võib-olla nendel ettevõtjatega, kes me tal loevad, teil ongi just see oskus just kõige paremini arenenud, on ju. Et see ei ole tehniline oskus, mida ei ole võimalik õppida või mida ei ole võimalik saavutada, mis nõuab rasket pingutust, et me peame nüüd aastaks kursustele minema või midagi. Et see on pigem selline, mis kõigis mingil määral sees on, mõnes rohkem, mõnes vähem. Ma ütlen teile ausalt, üks asutus, kus töötavad väga intelligentsed inimesed, tellis mult, see oli 6-tunnise tehisaru koolituse. Ja kui ma juhtun teadma selle asutuses olevad inimesi, siis ma vastasin neile, et teate,
ma pole nii loll inimest veel näinud, kes 6 tundi vajab seda koolitust saada, et seda koolitust saada ja ma ütlesin neile häda, nad leidsid teise pakkuja, kes tegi neile 6-tunnise koolituse. Nad ütlesid, et teate, 3 tunnist täiesti piisab, et need inimesed saaksid minema sealt oma, saaksid tegema seda asja, et ma selles mõttes ma üldse ei muretseks, et te olete nüüd maha jäänud, et see valdkond muutub nii kiiresti esiteks. Pigem ja mina olen maha jäänud, kes ma peaksin olema siin kogu valdkonnaga, püüame ennast kursis hoida, enam ei jaksa, see muutub nii kiiresti. Aga need baasteadmised selle tehisele, selle ChatGPT-ga või Google selle Geminiga suhelda, või Anthropic Crowdiga, et kuidas see suhelda ja mida talt küsida ja nii edasi, et siin ei pea nüüd küll väga muretsema, et hakake aga pihta, andke tuld ja laske ennast üllatada tal. Ja võib-olla siin psühholoogiliselt üks oluline moment on see, et sa suhtled ju masinaga, mis tähendab, et sa võid igasugust lollust seal kogeerad, sa ei pea häbenema. Keegi teda ei näe. Ja muidugi, siin on küll üks soovitus, mida ma olen inimestele andnud, et aeg-ajalt naeratage mu robot tolmu imejale. Kui ta teist hakkab raportit kirjutama, siis ehk kirjutab positiivse. Ja tänage, kui on korrektne vastust olnud. Ja just. Aga mõte siin liigub ühes suunas, teises suunas, aga vaadates korra niimoodi stuudioakna taga liikuvaid autosid ja nii edasi. Kas me saame öelda, et tegelikult on see nii-öelda füüsilise ettevõtluse maailm ja digitaalse ettevõtluse maailm ja seal vahepeal võib-olla siis selline teenuse ettevõtluse maailm, mis on nagu 3 erinevat suurt plokki. Vaata, füüsilises maailmas sa pead midagi tegema kas oma kätega või mingite masinate abil ja tootma mingisuguse reaalse füüsilise asja. Et see on ju oluliselt erinev võrreldes digitaalse tootega. Siin on mul üks murre. Mul ei ole täna tehisalu teadmistes, kuidas muudeta Eestis väga. Sest et ta on levinud ja ei ole me kuskile maha jäänud ja kasutatakse küll ja ma näen ju ettevõtetes käies ja nii edasi, et üha enam ikkagi polegi mul seal tihti midagi õpetada enam. Kas mingid nipid ikka leiab ja mingid nüansid ja nii edasi, et ega keegi ei jõuanud ega täisajaga, nagu mina tegelen täisajaga selle valdkonnaga, eks ole, ju täisajaga tegutseda, et seal näitad näiteks Google Notebooki või midagi, aga mida ma nüüd näen veidikene tulemas, kui veidikene ümber nurga vaadata või kurvi vaadata, et siis täna hakkab veidikene sellist samasugust läbimurde hõngu tulema robootikast. Veidike seda läbimurde hõngu. Ja ma just arutasin ühe hiljati nädal aega tagasi, arutasin ühe iduinvestoriga, et kust me Eestis näeme seda sellise robootika spetsialiste või kedagi, kellega mõelda midagi. Ja siin mul tekib probleem, et kas meil on siin seda kompetentsi täna Eestis. Et äkki me hakkame siin maha jääma või äkki me peaksime seda kompetentsi kiiresti enne selle hankima, enne kui me siin teistest maha jääme ja nii edasi. Sest aga võib-olla ei pea me seda arendama, vaid peame kasutusele võtma. Me vaatame siin, mida Hiinas tehakse näiteks robootikas täna, et kus on need inimesed sarnased robotid, mis õpivad peale vaatamisega, õpivad mingisuguseid tegevusi tegema ja ta on kole lähedal sellele, et muutuda kasulikuks. Veidi kallis veel, aga need hinnad tulevad alla. Ja kui hinnad tulevad piisavalt alla, siis see tehisintellekti pool on juba olemas ja tuleb ka see füüsiline pool. Et ei oleks mina liiga kindel nendes füüsilistes tegelestes ka, et see on nüüd kindel asi, mida teha, et kui ma nüüd hööveldan, siis tule see tehisintellekt midagi tegema, üks asi, mis ma arvan, et ta jätab ikkagi meil, mina sügavalt loodan, et tehisintellekt meie õlut ära jooma ei hakka meie. Et seda me saaksime ise teha ja ei tule õllejoomisrobotid, mis lähevad, istuvad paagi ja hakkavad seal õlut meie eest jooma. Kuidas on õlle tootmisrobotid? Õlle tootmisrobotid tulevad ikka. Tulevad. Jaa. Kui me vaatame jälle siin aknast välja, et autod liiguvad ja sõidavad ja iga auto vajab mingil hetkel hooldust. Täna minnakse kuskile teenindusse. Teenindusesse ilmselt tuleb mingisugune õliste näppudega mees. Paremates teenindustes ei ole enam isegi neid õlinäppe, vaid tullakse mingite diagnostikaseadmetega, nagu insener tuleb, paneb juhtmed auto külge, midagi teed. Siis ikkagi on vaja ju füüsiliselt mingisuguseid masinaid, mis teisi masinaid putitavad.
jah, aga ma ütlen seda robootikast siin, no ma ei julge öelda, see ei ole minu valdkond jällegi. Tehisintellekti puhul ma tean, närvivõrkude puhul ma tean, ma olen 10 aastat sellega tegelenud, ma tegelesin sellega ammu ennem, kui see revolutsioon kätte jõudis ja mul oli teatud mõttes selles mõttes eelis teiste ees, et ma olin läbi mõelnud need küsimused, ma nägin veidikene ette. Robootikas ma näen nagu, ma ei näe ette praegu, et ma märkan, mida ma näen neid ilmumas neid, aga ma tegelikult täpselt ei suuda ennustada, kui kiire see areng on, mis on need tänased need peamised need arengutakistused ja kui kiirelt me neist üle saame. Et ma ei suuda seal nagu nii, ma ei suuda nii enesekindlalt rääkida, aga ma tehisintellektiast räägin, et meil tuleb see Nobeli võimekusega sees, ma räägin sellest tõepoolest enesekindlalt, olles 10 aastat arengut jälginud, teades, kus kohas, kui lapse kingades me selle arendusega täna oleme, mis tähendab, et see ei ole halvasti öelda, et kui see tehisintellekt on kehv, vaid vastupidi, kui suur paranemisruum veel on. Isegi tänaste teadmiste pealt, et me ei ole kusagil lähedal sellele tipule, sellele oma võimekuse piiridel tehisintellektis. Seda robootikas on mul veidike raskem seda öelda, et ma ei julge teile öelda, et 5 aasta pärast ajab teie habet on ju robot. Teate seda lugu, kuidas venelased tegid juba mitukümmend aastat tagasi tegid habemajamisroboti on ju. Ja seal ameeriklased tundsid huvi, et kuidas siis nii saab olla, et igal mehel on erinev lõug on ju. Venelased ütlesid, et ainult kuni esimese korrani. Et ma täpselt ei tea, kuidas see robotika revolutsioon tuleb, aga ta tuleb. Ta ikkagi tuleb ja kuna tehisaru pool on olemas, tehisaru poolt on sinna ka vaja, et ta õpiks neid asju kõiki tegema, see pool on meil täna olemas, siis see võib meid üllatada mingisuguse pauguga jälle ja lennata siin jälle mõne aastaga on meil siin robotid tänavatel ja siis, aga siis peame muretsema, eks ole, et äkki, et ta ei põgeneks Soome kõrgema palga peale, see robot on ju. Et me peame vaatama, et siin ikka oleks meil siin veidi. Jaa, aga kui nüüd mõelda jällegi mikro- ja väikeettevõtete peale, kes reaalselt midagi toodavad ja mingite reaalsete füüsiliste seadmete kallal mingisuguseid teenuseid osutavad, siis ilmselt need robotid tohututes massides lähema 5 aasta jooksul meil siin. Ja täna veel sellepärast muretseda pole vaja, on ju, putjad kinni panna, aga täna ka see ettevõte, kes seda tootmisettevõtet teeb, on ju. Mõelge läbi, kas teil koduleht, kuidas teil kodulehega on ju, et kas ta on optimeeritud teil otsingusüsteemis näiteks. Mina tegin oma kodulehele, lasin, see optimeerimine maksis vanasti 1000 või 2000 eurot, ma isegi ei tea, mis see maksis. Täna te viskate selle oma kodulehe, kui teil on staatiline koduleht, pistad selle HTML-i kuskile Google'is sisse, ütled, et kirjutas HTML-i ümber nii, et oleks otsingumootoris optimeeritud. Või küsimus, mida selleks vaja on. Küsid 3 küsimust, kirjutab selle ümber, salvestate selle HTML-i tagasi oma sinna. Lihtsad väikesed asjad, mida tehisintellekt täna teeb igale ettevõttele. Need on need digitaalsed väikesed asjad, mida on ka füüsiliste teenuste ja toodete juures vaja. Just, et see digitaalne maailm, me ju turundame ikka, meil on ikka ju turunduskulud, meil on kasvõi klientide otsimine. Ma oletame, et ma teen mingisugust spetsiifilist asja, mis nõuab sihtgruppi. Täna ma teeksin selleks, ma võtaksin ette Google'i või ChatGPT, see on nüüd mis asi, see on nüüd see deep research'i. Kirjeldaksin ära oma kliendigrupi või isegi oma eeldused, et ma tahan rohelist energiat müüa, müün neid inimestele või ettevõtetele, kelle puhul on need ja need omadused tõenäoliselt, et siis ta tõenäoliselt tahab mult osta. Leia mulle nüüd need 30 tükki siit Eestist. Ja las ta leiab, las ta toimetab seal, toimetab tunnikene, tuleb tagasi, vaatad, et ei tule vastused niisugused nagu tahtsid või on midagi valesti, siis paned seda prompti veidike pikemaks ja proovid uuesti, aga ma väidan, et ta juba leiab, juba leiab teile need sihtgrupid valmis, teeb midagi, milleks teil vanasti oleks läinud kõvasti aega või spetsialist vaja. No just. Ja kui mõelda nende vabakutseliste peale, kellest vahepeal jutt oli, siis sageli selliseid väikseid asju teevadki ju vabakutseliselt täna. Siin on jälle see vasid, aga nemad teevad seda ka juba aiga. Ega nemad seda ilma aita tee täna. Et siin ongi see, et nii kaua, kuni ta tahab teilt saada sama palju raha, nagu ta vanasti tahtis, nii kaua teete te ise seda. Ta tuleb teile nüüd seda sodavalt pakkuma, et ma teen teile selle ära, või tuleb selline teenus, võib-olla teete ise selle teenuse, mis massile seda pakub, teeb seda saasina kuidagi. Siis andke aga tuld, et sellised, kui seda kuulavad ettevõtlikud inimesed, eks ole, siis sellised hetked, kus meil on tehnoloogilised revolutsioonid, on ettevõtlike inimeste parim aeg ettevõtlikule inimesele. Siin palju kardetakse ka noorte pärast, et kas need noored tulevad, et ei võeta neid juuniorid enam tööle, kuna juunior on tehisintellekti tasemel praegu, või tehisintellekt on juuniori tasemel. Vaatame 2 aasta pärast uuesti, kas siis on äkki seeniori tasemel on ju. Aga see sama juunior, need noored on need, kes seda tehisintellekti majandust ellu hakkavad viima tegelikult. Alati nii olnud.
tuli IT-revolutsioon oli siis, ka noored olid see need, kes selle ellu viisid, on ju, ei olnud minu vanused, kes õppisid nüüd kiiresti programmijateks ümber, on ju, vaid noored tulid ja hakkasid seda kasutama. Et ma üldse ei oleks nii kindel, et me saame üheselt öelda, et siin noored kaotavad, vanad võidavad või vanad kaotavad, noored võidavad, et siin on kõikidel võiduvõimalusi, kaotuse võimalusi, aga see ettevõtlikkus, ettevõtlik vaim, pealehakkamine ja mitte kaltmine, selle tehisintellekti mitte kaltmine, see on täna see võlusõna või see, mis võib-olla toob tagasi palju rohkem, kui ta 4 aastat tagasi tõi, kus sa võisid ettevõtlik olla, aga nagu sellega mõtet ei ole või tehnoloogia, sellised avaturul neid minu kompetentsi, sul on mingisugune kompetents, eks ole, sa näed, et turul selle kompetentsi kohta auku ei ole, et see on täidetud päris ilusasti. Täna tõenäoliselt on juba kusagil või on see tõenäolisem igal juhul, et ükskõik, mis kompetents seal on, tehisarvuga võib-olla te suudate täita turul, täita mingisuguse tühimiku või teha toodet odavamalt või paremini või eksportida seda isegi Hiiumaal. No vot, näed siis. Aga põhimõtteliselt võib ju jagada ettevõtete sihtrühma suurde 2 rühma. On eratarbijatele suunatud tooted, teenused ja on teistele ettevõtetele suunatud. Valitsusele mõni pakub. No loen selle avaliku sektori sinna pigem sellesse teise rühma praegu, et nad on ikkagi juriidilised isikud, kes mingisugust tooteid, teenuseid tarbivad. Ja kui nüüd mõelda jälle selle reaalajamajanduse kontseptsiooni peale, millest me tegelikult ju alustasime, siis kas need juriidiliselt isikult teisele juriidilisele isikule teenuseid osutavad ettevõtted, kas nad omavahel võiksid tulevikus suhelda poolautomaatselt? Muidugi võiks, peaksidki ja hakkavadki suhtlema. Ma isegi ettevõtete puhul kasutlen selles vähem, nad hakkavadki tegema. Kus seda meid tagant tuleb lükata, on siin ütleme inimesi ja riigivahelised suhtlused. Ma olin hiljuti ühel üritusel, kus arutati, see oli munitsipaalüritus ja kus arutati seda, et keegi ütles, et mis selle asja mõte siis on, et kui inimene kasutab tehisaru, et teha nüüd mingisugune, ma ei tea, mida seal teha, mingi, ma ei tea, majaprojekt või midagi sellist, on ju, et see taotlus teha ja siis teiselt poolt kasutab linnaametnik, kasutab tehisaru, et hinnata, et tehisaru suhtleb tehisaruga, nagu see oleks nagu mõttetu. Ei, see on kõige mõttekam asi üldse, see on kõige mõttekam asi üldse. Inimene ei ole loodud selleks, et linnale taotlusi kirjutada. Mina tahan oma maja ehitada. Linn ei ole loodud selleks, et inimene kontrolliks neid taotlusi. Meil on eesmärk on ju see, et mitte et see inimene, keegi kontroll oleks, vaid eesmärk on see, et see maja vastaks seatud tingimustele. Ja kui me saame selle eesmärgi täidetud ilma inimeseta, jumala eest, siis kõik on perfektne. Meil ei ole loodud osa inimesed, mina pean olema linnaametnik tingimata, mina pean neid taotlusi saama hinnata, kui me saame teistmoodi, taotluste hindamine ei ole eesmärk. Taotluse vastavus nõuetele on eesmärk. Täpselt. Ja ses mõttes kindlasti lähevad mingisugused valdkonnad, mingid asjad lähevadki, ma ootan huviga, loodan huviga, et kuidas moodi nad tehisintellekti abil nüüd levivad. Ja võib-olla isegi mõtlesin ettevõttele suhtlemist, on ju, siis ega mulle tulevad kohe nagu pähe need riigiga või inimese ja riigi vahelised suhted pigem, et ettevõtted, need samad need olukorrad, kus riigiga suhtlema pead, on ju, ja neid taotlusi valmistama pead ja advokaadi veel palkama selleks või ma ei tea, spetsialisti palkama selleks, no ei peaks olema niimoodi. Et kui see on võimalik lahendada lihtsamalt ära ja see tehisintellekt tõesti selle suunab ja siis ta teine tehisintellekt tõesti see linna pool, mis oli üle kontrollib, et minu tehisintellekt pättust ei teinud minu kasuks või midagi. Et jumala eest, kui siuke süsteem töötab, saame kokkuhoiu ideaalne maailm. Ettevõtete puhul, kus me siin ettevõtted omavahel suhtlevad. No näiteks Pactum on ju hea näide. Pactum on hea näide, kus ettevõtted teevad omavahel ja ostavad, müüvad, vahetavad. Pactumi puhul on naljakas see, et Pactum on meie tehisintellekti lipulaev, kes, ma ei tea, nüüd nad kasutavad, ma veidin seda, mida me nimetame tehisintellektiks ka, et nad pikka aega nad kasutasid ikkagi traditsioonilisi selliseid statistilisi meetodid või traditsioonid on nende jaoks oli oluline see, et nad saaksid väga täpselt näidata, et see leping sõlmiti sellel tingimuselt selle pärast ja selle pärast. Kui me mõtleme tänast närvivõrkusid, siis neil on üks probleem, eks ole, et nad ei ole interpreteeritavad, täpselt nagu minu aju ei ole hästi interpreteeritav. Et ärme lase ennast petta sellele, et meie põhjendame endale, et me nüüd mõtleme ma ütlesin selle ja selle pärast.
ärme lase ennast petta sellest, seda nimetatakse ratsionaliseerimiseks, me mõtleme tagantjärgi välja selle põhjuse, miks me midagi ütleme. Ja tehisaruga samamoodi, et Paktum täna ta muidugi kasutab, noh, seal nad leidsid ka endale neid kohti, kus tehisaru seda niisugust närvivõrkusid kasutada, aga ma kunagi vestlesin nendega, nad kutsusid, et kõik nõuavad tehisaru kasutamist neilt, aga neil on just see, et nad tahavad seda hästi detailselt, seda põhjendatust säilitada. Aga Paktum kindlasti jah, kõik need, noh, leidmine optimaalse, noh, ma nüüd räägin inimese ettevõtte suhtest, aga samamoodi ettevõtte suhetest. Mul laps läks esimesse klassi minnes, ma ostan lastele telefoni. Nad käivad üksinda koolis ja ma saan jälgida, kus need pätid on. Ja pätid, aga no lapsed. Nii. Ja mis te arvate, et ma käisin nüüd telefoni valimas poes või et ma hakkasin nüüd brausima neid veebisaite. Ei, ChatGPT tegi seda kõike minu eest. Kirjutasid, näed, laps 7-aastane, esimene telefon võiks olla alla 200 euro. Mis ma peaksin ostma talle. Võttis 5 minutit aega, ütles mulle talvima tagasi, nii, kuule, kui sul on põhiasi on aku, siis võta see telefon, kui sul põhiasi on see, siis võta see telefon, või siis võta see telefon. Vaatasin, aha, okei, selle telefoni ma võtsin. Nüüd, mida sa ettevõtjana tegema pead, on see, et sa pead kindel olema, et kui siin kuskil oli siin keegi kurtis, et kuidas ta garanteerida, et tehisaru tema lehte ei loeks. Issand jumal, sa tahad, et ta sinu lehte loeks. See tehisaru peab, et kui keegi küsib mingi küsimuse, kus veidikenegi oled, sinu ettevõtte on ju tulla välja, siis see tehisaru peab su lehe üles leidma, ta peab selle sõnum üles leidma sealt ja ta peab sinu poole suunama seda inimest. Sa tahad oma lehekülge täna või mis välja paistab sinust, tahad sa juba teha selliseks, et tehisaru sellest võimalikult lihtsalt selle kätte saaks, et sa ei pane, ma ei tea, videod nad juba teevad, aga sa paned selged sõnumid, selgelt kirjutatud, sa ütled sellele tehisarule endale, et kuule kirjuta mu veebileht või niimoodi valmis, et tehisaru seda võimalikult lihtsalt saaks kätte. Täpselt nii. Et see on jälle nüüd ka üks ettevõttel suhtlemine, et ega see teisel pool on sul ka see teise ettevõtte agent, on ju, kes seal ringi kolistab mööda interneti, otsib neid lehte, loeb neid läbi, vaatab, kes talle sobida võiks teenuse pakkujaks või midagi. Ja ole siis selleks valmis, et kui sul ei ole ainult kusagil seal Klooga jõel kusagil seal selle posti otsas silt, et teen seda ja seda. Et sa ole nüüd olemas internetis, see muutub veelgi tähtsamaks. Aga see ongi osa sellest digitaalsest identiteedist ja osa sellest digitaalsest koorikust või kookonist, mis peaks olema juriidilise isiku ümber. Aga selge see, et kui hakata niimoodi laiemalt mõtlema ja vaatama, siis kõik teenused lähevad ikkagi lõpuks ju eratarbija nii ühel või teisel moel. Olgu seal taga siis mingi elektrienergia või seesama telefoniteenus või füüsiliselt mingi arvuti või mis iganes muu vidin. Ja selleks, et neid võimalikult häid ja keerukaid ja kvaliteetseid vidinaid tooteid, teenuseid toota, ei suuda ju seda teha mitte üks ettevõtte omaette, vaid sul on vaja tervet mürjaadi ettevõtteid. Põhimõtteliselt me räägime Enefitist, Enefit ei eksisteeri ju kuskil omaette unikumina ala, et mina toodan kõik otsast lõpuni ise, vaid ostab vidinad siit ja sealt, know-how siit ja sealt, eks ole, kasutab kümneid, võib-olla isegi sadu, võib-olla isegi tuhandeid allhankijaid ja nii edasi. Ja see ongi see digitaalse võrgustiku suur mõte, ja reaalaja kontseptsiooni mõte ka, et kui nüüd see võrgustik toimib optimeeritult, siis saavad kõik teha just seda, mille jaoks nemad on oma ettevõtte teinud ja mida nad kõige paremini oskavad ja teevad. Ja me ei pea mõtlema, et kuidas me nüüd kuidagi käsitsi mingisuguseid tooteid või teenuseid viime oma võimalikele tarbijatele. Panemegi need digitaalsed agendid omavahel suhtlema. Energia poole pealt mingi ala Enefit korraldab digitaalse hanke, digitaalsed agendid vastavad, et meie suudame siin teha neid asju, leitakse optimaalne teenusepartner, kes siis suudab tarnida mingisuguseid vidinaid, mis Auvere jaama üles hoiab. Kunagi selleni jõuab jah, et see on kindlasti, ongi siin on 2 faasi, eks ole, alati uue tehnoloogia kasutusele võtmises, et alguses me püüame olemasolevaid protsesse uue tehnoloogiaga kiiremini teha, paremini teha. Ja siis hiljem me disainime uued protsessid, mis juba on uue tehnoloogia järgi tehtud, eks ole. Ja eks me täna oleme selles esimeses faasis. Et me veel püüame seda olemasolevat asja, et me püüame siin teha näiteks seda
digitaalset helistajat on ju, kes nüüd helistab, see AI helistab kellelegi ettevõttele ja räägib temaga, et kuule, kas sa tahad mind osta, on ju, järgmisena tuleb seda teisele ettevõttele, tuleb kindlasti AI ka vastu, kes hakkab siis omavahel räägivad mõnda telefoni, aga see on nii mõttetu tegevus, kui üldse olla saab. Sama hästi võiks suhelda oluliselt kiiremini kuidagi seal serveri tasemel on ju ja nii edasi. Et sinna see võtab veidikene aega, aga see pakub võimalusi jälle meile kõigile, et see pakub võimalusi meile mõelda, kuidas seda paremini teha, kuidas olla veidikene ajast ees, aga mitte liiga palju ajast ees, eks. No liiga palju ajast ees olla tähendab seda, et sa teed asja üksinda suure tõenäosusega või sul ei ole tarbijaskonda, kellele seda oma supertoodet müüa. Olgu ta siis Tesla näide või kes iganes siin. Aga reaalajamajandus ka tegelikult ju mõnes mõttes üritab automatiseerida seda traditsioonilist viisi, kuidas ettevõtted omavahel on suhelnud. Stiilis ma pidin väljastama arve, et tõendada, et ma sulle mingit toodet või teenust müüsin. Nüüd me teeme seda e-arve kujul, andmed liiguvad ühest süsteemist teise, kõik on justkui tore automaat. Ei saada isegi tšekk enam, kanname raha üle, mis läheb 3 sekundiga või ma ei tea, sekundiga on üle. Flash. Et vanasti, või mis vanasti, see on meil ju siin sellel üle lombi siin USA-s, nad vist praegu mõtlevad, kuidas moodi tšekkidega. Uudis oli hiljuti just, et USA Föderaalreserv, keskpank, eks ole, arutleb praegu, et kas uuendada oma tšekkide tarkvara, mis tšekke haldaks või siis ikkagi püüda nagu tšekid kuidagi minevikku saata. Et neil on sellised huvitavad küsimused. See on jah, see tore koht, kus Eesti sai teha mõningasid hüppeid kohe digitaalsesse maailma tšekiraamatust, ei tea ilmselt ükski Eesti ettevõtja midagi. Aga mõtleme järgmist asjaga näiteks on, et sa räägid praegu siin lihtsalt andmete vahetust nii edasi, aga kõik need lepingud ja nii edasi, kui lepingulised suhted on ju. Täna juristide kavi, et kui sa siin on üks asi on usalduse küsimus alati, see vist jääb, kuigi ma ei tea, kas see kõik teeb pättust kogu aeg, ma tahan ikka, et ta lepingutega oleks hästi kaitstud, oleks temaga suheldes on ju, ja kui ma ei tunne inimest hästi, et äkki, ma ei tea, kas ta äkki on see pätt või ei ole, siis ma jälle tahan seda lepingut kuidagi ennast kaitsta, et siin on kindlasti ka jälle siin tehisalul võimalik midagi läbi mõtelda või kusagil siin tehisalul meid aidata, et lepinguid ja tingimusi seada ja aga me räägime juba veidikene kaugemast tulevikust, jah, et veidikene kaugemast tulevikust sellisest, kus me oleme võib-olla 5 aastast, võib-olla 10 aasta pärast. Aga sellegi poolest, isegi kui me räägime 5 ja 10 aastast, siis ega see ei ole, mõtleme 2016 või 10 aastat tagasi, siis see on jumal küll. Minu mõnest, ma olen tead seda, kuidas telefoni ilma teatel on see feels like. Nii, jaa. Ja mina olen ka 47 aastat vana, feels like 30. No ei tõesti. Tähendab, et 26 aastat tagasi oli aasta 2000, kus jamanad ajavad. Et aga tulevik tuleb, ja tuleb, mida minu meelest vähemalt milleks tuleb valmis olla. Mul on üsna kindel, et nii juhtub, et ma ei taha, eks tehisintellekt ole minu valdkond ja edasi ja kõik oma valdkonna inimesed loomulikult näevad asju ainult läbi selle prisma, eks ole. Aga et kui meil see internet tuli mingil hetkel, tuli siukse 10-15 aastaga tuli või kuidas ta levis, IT levis ja nii edasi. Siis ma kardan, et meil tuleb suurem pauk, et meil tuleb midagi, mis mõjutab meid rohkem kui internet. Võib-olla mõjutab midagi suurusjärgus nagu elekter mõjutas. Aga et see laine käib meil üle pea siin, ütleme 5 aasta või 10 aasta jooksul. Ja mul kujutab nüüd ette, kui meil tuleb elekter 10 aastaga, elekter, mis tuli meil 200 aastat, 150 aastat, see meil kogu maa elektrifitseerimine, mida mina enam ei mäleta, aga et mina soovitan küll tavaliselt inimestele popcorni osta, varuda. No nii. Et see saab põnev olema, mis siin saama hakkab. Oluline, et elekter ära ega nagu siin vahepeal võndub. See taga, jah. Elekter saab olema veel olulisem asi, kui ta veel parem oli. No täpselt nii. Aga see ökosüsteem, kus meie majandusüksused toimetavad, põhimõtteliselt see asub oma juurtega ja jääb ka asuma füüsilisse maailma. Ehk siis see, mis me siin kõik ümberringi näeme, on ju materiaalne maailm, mille ümber me toimetame ja see majandustegevus tegelikult ju seda nii-öelda materiaalset maailma ümber kujundades tahab pakkuda võimalikult palju mugavusi, uusi meeldivaid võimalusi elu paremini veeta ja nii edasi. Aga loodame, ega meil ei ole, siin mõned inimesed kaldavad hirmsasti, et mis siis saab, töö otsa saab. Või see on väga mugav aeg. Mina olen mõelnud selle peale, et mina leian endale mingit tegevust siis ka. Et ma usun, et ma leian. Või et
et mida siis teha, kui arvuti minust midagi paremini teab. Teate, arvuti mängib maailmameistrist 100 korda paremini malet ka, ikka me mängime malet. Arvuti mängib igat viimset, kui arvutimängu, mida mina oskan mängida, mängib minust paremini. Ikka mulle meeldib seda mängida. Ärme nii palju karda seda stsenaariumi, et kuidas tehisintellekt kõik meie eest ära teeb, et kuidagi saame hakkama siis ka. Pigem võib-olla kardetakse seda, et kes jagab minuga oma seda nii-öelda tohutut kasumit, mis tõenäoliselt kontsentreerub järjest rohkem nende. Ja, aga isegi see ei ole nii kindel, sellepärast, et kui me vaatame täna siis need vabavaralised mudelid, eks ole, nad on võib-olla ainult pool aastat, aasta aega maas nendest kvanttiivmudelitest, uuematest mudelitest. Kui me vaatame, millega siin need tänased vabavaralised mudelid võistlevad, siis võib-olla aasta tagasi olid need parimad mudelid, tasulised mudelid olid samal tasemel. Me saame neid benchmarkidega võrrelda, eks ole, me saame vaadata samu mudeleid, samu ülesandeid lahendamas. Et see on võimalus ja ma ei välistaks seda kuidagi, et see võimalus on, et see parandus jälle koondub või midagi koondub, aga teisest küljest see ei ole kindel, et see suhteliselt hea intellekt on täna juba suhteliselt tasuta, et me kõik serveri peale jooksutama, aga need mudelid on tasuta kättesaadavad. Ja samal ajal mingid asjad lähevad odavamaks, on ju, ja ma olen tehnoloogiline optimist üldiselt. Ma usun, et maailm läheb paremaks. Võib-olla ta ei tundu meil alguses parem olevat, aga ma usun, et maailm läheb paremaks kohaks, et isegi kui me räägime kaugemast tulevikust jälle, ütleme niimoodi, minul tuleb matemaatika kole hästi välja. Ma olen käinud matemaatika vabariiklikel olümpiaadidel ja nii edasi ja see matemaatika, ta lihtsalt on mulle lihtsam kui paljudele teistele inimestele mingil põhjusel. Kuidagi olen selle geeniloterii võitnud ja tänapäeva maailmas, eks ole, selle tõttu, et mul see matemaatikalised oskused on mul head, kõik need oskused, siis on mul ka suhteliselt head sissetulekud. Tänapäeva maailmas see tasustatakse, suhteliselt hästi tasustatakse häid matemaatilisi oskuseid, programmeerimisoskuseid, kõik need asjad, mis selle kaasas käivad, on ju, ja mis on kontrolleeritud. Kas on maailma lõpp, kui see enam nii ei ole ühel hetkel? Kas on ikka nii, et see on niisugune jumala poolt antud inimestele, kellel matemaatilised oskused kõrgemad on, et nemad peavadki rohkem kõvasti teenima kui teised inimesed? No nii, oletame, et ühel päeval ei teene enam kõvasti rohkem. No see saab olema, see mulle meeldib, ei saa olema, on ju, et raske saab olema, on ju, aga ma loodan, et asi ei lähe mitte sellest, et minul läheb halvemaks, vaid teistel läheb paremaks ja mis mul ikka selle vastu nii väga olla saab. Aga kui teistel läheb paremaks, siis tähendab, nad võib-olla jagavad natukene sinuga ka. No, mis nad ikka minuga, mul läheb nii kästi. Võitleme seda, et nad peavad minu järele, mitte tingimata ei pea mina allapoole minema, aga ega me ei tea, mis sealt saama hakkab. Ega see tehnoloogiline areng ei ole teleoloogiline, ta ei ole, et alati läheb kõik paremaks, kõik asjad lähevad ainult paremaks ja edasi. Kindlasti mingid asjad lähevad halvemaks, kindlasti mingid asjad lähevad paremaks. Aga võib-olla, ma ütlen popcorni ja hakkame vaatama, mis saama hakkab. Et kui ma mõtlen tänast viimaste uudiste peale, mida ma siin lugesin eile ja nii edasi, mis rahvusvaheliste uudiste peale, siis palju halvemaks ikka minna saab. No nii, röönima põleb, eks ole. Me mõtleme siin seda, et kas tehisintellekt peaks meil poliitikasse sekkuma midagi, tulgu kiiremini juba. Et kui meil siin mõned presidendid tahavad siin Gröönimaad ära võtta, mis iganes on ju, soovitasin internetis talle meie poolt Petserist pakkuda, aga et Narva taga saanud kauba peale, aga ühesõnaga, et siis maailm vajab mingi häid uudiseid ka, loodame, et tehisintellekt saab olema see hea uudis. Kas ma sellest kindel olen? Ei ole. No aga tehisintellekt samamoodi, nagu me siin räägime nendest füüsilistest maailmadest, materiaalsest poolest, ta tugineb ju ikkagi mingisugusel füüsilisel baasil, kuskil on need serverid, mis tarbivad energiat ja nii edasi. Ja need, kelle käes on see serveripark koos energiavarustatusega ja nii edasi, need on ju tulevikus eelisseisundis võrreldes näiteks meie väikse vaese Eestiga, kellel ei ole sellist serveriparki ja kelle energia saamine ja tarbimine, Energia on meil veidi kallim, aga energia meil ikkagi on ja meil toodame energiat, on ju. Need serverid me ostame kõik endale aeg-ajalt sisse ja sama need serverid, kui nad ikka päris monopolistid ei ole, küll nad samavahel üksteiselt, kuna see serveripark on suhteliselt, ta on majanduslikult mõttes, on ju, ta on suhteliselt sarnane toode, on ju, et siis ehk viib konkurents sealgi hinnad alla, on ju, et
aga aga et ma arvan, et need, kes arvavad, et need serveri tootjad saavad kõik rikkaks, siis need peaksid kindlasti endiselt Nvidia aktsiat ostma kõvasti. No just. Et Ilmselt vastavadki. mina ostsin 5 aastat tagasi, et 4 aastat tagasi, et Lucky you. no ei, ma teadsin, sul on õigus, ma olen lucky ja ma olen väga indeksfondide usku. Aga tookord ma andsin ühe kursuse, ma treenisin selle eest 4000 eurot ja ma mõtlesin 4000 eurot, selle rahaga ma spekuleerin. Ja nüüd, kui te mõtlete, mis sai 4 aastat tagasi 4000 euro Nvidiasse panemiseks tänaseks, siis see läks tookord läks õigesti. Jaa, väga äge. Aga meie toreda majandusmaastiku juurde tagasi tulles ja selle juriidiliste isikute arvu juurde korra tagasi tulles, see tegelikult tundub nagu ebatõenäoline, et me siin unistasime sellest, et igal juriidilisel isikul oleks mingisugune nii-öelda digitaalne teisik või digitaalne esindus. Tõenäoliselt see nii ei lähe. Pigem võib-olla tuleks mõelda seda, et äkki peaks juriidilisi isikuid kui selliseid üleüldse vähendama. Siin me oleme raamatupidajatega arutanud, et võiks olla ka selline ettevõtlusvorm nagu mikroettevõtluskonto, kui tuua analoogia ettevõtluskonto vormiga, mida siin juba on praktiseeritud. Ja suurim erinevus võiks olla see, et see mikroettevõtluskonto omanikke saaks teha ka juriidilise isikuna arveid, mida täna see ettevõtluskonto omanik otseselt teha nagu ei saa, sest see on eraisiku ettevõtluskonto. Ja sellisel juhul ei oleks vaja seal raamatupidamist, sest sul on kassapõhine, panka väljavõttepõhine raamatupidamine, sul ei ole vaja kellelegi aru anda. Kui maksuamet tahab, siis ta saab, eks ole, vaadata sinu panga väljavõtet põhimõtteliselt, mis on muidugi omaette teema, mille üle võib palju jahuda. Ja sel juhul jääksid alles juriidilise isikuna ainult need nii-öelda päris ettevõtted, kes peavadki midagi tootma, midagi tegema selleks, et teenust osutada. Et kuidas nagu sellesse suhtuda? Ma olen mass juriidilisi isikuid. No üldiselt majandusteadlane, ma peaksin selle läbi mõtlema veidike põhjalikumalt, et praegu ma ei ole nagu seda ideed varem kuulnud sellisel kujul, et siis peab olema mingi, ma saan aru, et siis kulusid maha kanda sealt ei saaks. Täpselt nii. Et kõik oleks kassapõhine. Raha sisse, raha välja. Täna me ei võimalda seda ettevõtluskontona juriidiliste isikutele müüa põhimõtteliselt sellepärast, et muidu oleks iga viimne töötaja ettevõtluskonto ja me kaotaksime maksudes. Exactly. Ja samal ajal seetõttu peab see ettevõtluskonto maks suhteliselt kõrge olema, et see ei sööks väga üldse töötajaid ja tavalist töövormi. Ja kui sul maks tuleb selline, ma kardan, et ettevõtluskontot, et kuna nüüd see inimene, kes seda mikroettevõtte kontot kasutab, kuna ta võtab ikkagi osaliselt äririski, täna meil, eks ole, jaotame ettevõtlustulu, jaotame palgatulu ja dividendide vahel, et dividendid peaksid saama äririski võtmise eest, palgatulu peaksid saama töötamise eest, siis seda ühtset, kas on ühtset veiti olemas, nagu kui palju ta siis äririski võtab, kui palju ta ühesõnaga, see vajab läbimõtlemist, seal võib olla mingisugune point sees vähemalt osaliselt, et kui inimene tõepoolest tahab töötada välja arve ja saada selle eest maksta kõik oma tööjõumaksud ära, siis selle eest ei ole mitte mingit, see ei saa muuta maailma halvemaks kohaks. Aga see tuleks nüüd veidikene läbi mõtelda, et ja sellisel juhul nii või naa on teema, et millist teenust see inimene siis osutab ja kui ta osutab mingisugust konkreetse füüsilise tootega seotud teenust, siis tekib küsimus, et kas peab seda ladustama, kas peab seda reaalselt tootma, kuidas see distribution ehk jaotamine, müük on ette nähtud ja nii edasi. Ehk seal me jõuame jälle traditsioonilise ettevõtlusvormi juurde tagasi kohe. Aga põhimõtteliselt need vabakutselised konsultandid, keda me siin enne mainisime, miks mitte? Kulusid tal ju praktiliselt eriti ei ole peale arvuti ja telefoni kulu. Ja AI kulu on ka ikka. AI kulu on ka, jah, täpselt. Et minul vähemalt, arusaadavalt on see mul, kuna ma pean nendega kulusid olema, siis mul on kõik võimalikud need teenused võetud. Ja mitte eraisikuna. Loomulikult see on ettevõtluse all käiv tegevus mul. Täpselt nii. Et selles mõttes on ettevõtte all mul. Aga sel juhul võib-olla pole üldse halb see, et Eestis on 289 000 aruandekohuslast juriidilist isikut. Jah, kui sa nüüd raamatupidajana annad soovitusi meie kuulajatele, siis ma usun, et see AI
teenus olulises osas võib minna ettevõtte alla küll, kui seal ettevõtte jaoks seda kasutatakse, siis on ta loogiline, eks ole, et ettevõtte kuludesse võib ta minna, nagu paljud inimesed panevad telefonikulud ja sellised kulud sinna, eks ole, aga ega see, et meil on lihtne ettevõtteid teha ja meil ettevõtete maksustamine, selles mõttes tulu maksustamine on väga soodne, et kui inimesed ütlevad, et ei ole, et meil tulumaks on suiski olemas ja võrreldav täiesti, ütleme, Leedus on väiksem, siis ta on selles mõttes soodne, et seal Leedus ja praktiliselt igal pool mujal maailmas pead sa maksma ka eraisikuna dividendide pealt oma füüsilise isiku tulumaksu, eks ole, mida Eestis ei pea maksma, mis muudab selle väga soodsaks. Muudab ta veidikene ohtlikuks, ta muudab ta veidikene ühiskonnale ohtlikuks selles mõttes, et see OÜ-tamise probleem on ikkagi päriselt olemas, et me ei taha, et meil oleks turul selline mitte päris aus konkurents, on ju, et osad peavad võtma, et kui mina tahan Tanel Padavit laulma kutsuda, siis mina miskipärast ei saa maksustada, vabandust, ma ei tohiks ühtegi nime võtta, vabandan Tanel Padavi ees, ma tegelikult ei tea tema ettevõtluse seisu, aga ütleme mingi tuntud lauljat tahan ma enda ettevõtte alt laulma kutsuda, siis miskipärast küsita mult rohkem palka kui see, kui palju ta oma ettevõtetele palka maksab, on ju, mis tegelikult see, ja siis kas see ikka on ainult äririsku osa, mis ta sealt dividendina võtab, on ju, ja kas siis samal ajal ta konkureerib võrdselt siin mõnda teist tüüpi ettevõtlusvormiga, on ju, ja kas ühiskond saab maksud optimaalselt kätte, on ju. Et võimalikult laia baasilt, võimalikult vähe, võimalikult paljudelt, mitte nii, et osadelt palju ja teistelt vähe, on ju. Ühiskondlikku ausust saab säilitada ja kõik neid küsimusi, aga samas see ettevõtlus, ma veidikene usun Eestis, ma usun, et meil see ettevõtja pisik on sees, et me oskame ettevõtteid luua, et me ei karda ettevõtet luua võib-olla nii väga kui teistes liigid. Ma ei taha öelda, et me keegi ei karda, jumala eest, enamik inimesi kardab ikka. Aga et võib-olla meil on rohkem neid, kes ei karda seda luua, kui vajadus tekib. Ja see on see, mis võib 10 aasta jooksul kriitiliseks osutuda nüüd praegu see oskus just nimelt, et see, et olles tõepoolest, nagu sa ütlesid, sariettevõtja, et mina ei leia, et iga inimene peaks ettevõtjaks tahtma saada või võiks saada või et üldse oleks vajalik saada olla tippspetsialist mõnes ettevõttes, mõnes suuremas ettevõttes või kusagil. See võib olla palju enam kasutoovam, kui olla mingi väikeettevõtte omanik. Ja seal sa saad olla spetsialist tõesti, mitte nagu väikeettevõttes, mis saavad kõike tegema ja saad oma võib-olla tegeleda asjadega, millest naudid ja saad ka palka kõvasti rohkem kui ettevõtjana sendiga isegi oma dividende optimeerides. Aga mida ma arvan, et igaüks peaks olema võimeline, on see, et igaüks peaks olema võimeline, kui ta näeb, et klotsid on parajasti langenud õigesse kohta oma ettevõtte looma. Et mitte keegi ei kardaks seda. Et kõik teaksid, kurat, ma näen siin võimalust, see asi on minu valdkond, mina olen siin, mul on siin konkurentseelis teiste eest. Et siis ma ei kardaks ettevõtet luua, sinna valdkonda minna, see ära teha. Ja siis peab ettevõtte loomine olema lihtne, nagu meil on. Ta peab, ja siis meil ei tohi olla seda kartust seda teha, kui ikkagi realistlik võimalus avaneb. Pluss selle ettevõtte haldamine peab olema jõukohane, pluss see digitaalne süsteem peab toetama. Ja lõppkokkuvõttes ka likvideerimine võiks olla mõistlikult tehtav, mis täna vist on suurim probleem. Kõik räägivad sellest, kui lihtne on ettevõtet luua, keegi ei räägi teile kunagi sellest, kui raske on seda kinni panna pärast. Siin tuli riik ju vastu. Riik tuli vastu ja pani siin hulgi kinni, on ju, aga osadele tegi ka trahvihoiatusi ja siis, kus sa mis riski sa võtad, et kumba ta nüüd teeb, sul kinni või teeb trahvihoiatusi. Nii see on. Aga jah, ma arvan, et Eesti ettevõtluskeskkond on siiski väga atraktiivne ja ega muul moel ju need e-residendid ka siin 10 000 ettevõtteid teinud ei oleks. Kui nüüd jälle reaalajamajanduse juurde tagasi tulla, siis reaalajamajanduse kontseptsioon iseenesest, kui Eestis kõik asjad õudselt hästi tööle hakkavad, see digitaalne ökosüsteem hõlmaks siis kõik juriidilisi isikuid ja kõik juriidilised isikud oleksid kuskil mis iganes majandusinfosüsteemide kasutajad ja puha, siis piiriülesed tehingud jäävad ikka ju piiriülesteks tehinguteks ja seal vastu meile mis iganes muu olukord. Et kui me siin Euroopa Liidu seeselt räägime, et tuleb näiteks VAT in Digital Age ehk VIDA 2030 ja piiriüleste tehingute puhul peavad ainult e-arved liikuma, millest tuleb anda paari päeva jooksul vastavatele maksuametitele teada, siis see on tore, kui sa suhtled minugi poolest Hiina või hoopistükkis Argentiinaga, siis seal on hoopis teine keskkond.
ja nendel on hoopis teised nõuded ja see reaalajamise kontseptsioon läheb kohe pooleks, niipea kui sa hakkad suhtlema mingisuguse sellise riigi, kus ei saada asjadest aru niimoodi, nagu meie siin saame. eks see probleem ole ja eks see probleem ole, et jah, et see, aga see ei tähenda, et me nüüd siin midagi tegema ei peaks. Teeme omal asjad korda ja küll me nad jälgi võtame. Kuigi siin on juba, meil on Eestis, eks ole, olemas selle digiühiskonna jaoks mõned alustalad nagu ID-kaart ja nii edasi, mida lihtsalt isikukood, ID-kaart ja sellised asjad, mida meile tuleb üllatusena võib-olla paljudele, et mida mujal ei ole lihtsalt, on ju, et kui seal meil on, eks ole, Saksamaal või Inglismaal, kui keegi räägib mingist isikukoodi loomisest, siis see tuleb kohe ennast Google maha kanda. Seda juttu jah ei saa rääkida. Aga see on jälle selline vajalik, tuleb välja selline kasulik asi, mis on võimaldanud meil seda struktuuri luua, kogu seda digiallkirjastamist ja kontrolli ja usaldust või seda kogu seda süsteemi luua. Täpselt nii. Kusjuures vahepeal ma vaatan, siin on neid igast küsimusi ka tulnud ja on üks huvitav teemaarendus. Nimelt kuulaja küsib, et tal on plaanis luua MTÜ. Kas raamatupidamise asemel tehisintellekti kasutamine kohe alguses on hea mõte ning kas finantsjuhi rollis oleks mõistlik eelistada inimest või saab seda osaliselt asendada tehisintellektiga? Ma arvan, et täna ikkagi peab midagi asjast jagama, et tehisintellektil peab küsimusi küsida küll ja nii edasi, aga algusest peale siin peab, mida ma tahaksin näha täna on see, et täpselt nagu on testitud mingit tarkvaraarenduses ja nii edasi, et kui hästi ta teeb, missuguseid vigu ta ei tee, siis siin peaks mõni raamatupidaja võtma need asjad läbi testima, et mis tasemeni tegelikult tehisintellekt suudab teha ära raamatupidamise ja kus ta eksima hakkab või kui tihti ta eksib, mis tingimustel. Ja siis on juba isiku enda riskitaluvuse küsimus, on ju, et kas ta võtab selle riski või ei võta. Täna veel tehisintellekt, mina kasutan seda oma valdkonnas, mida ma tunnen, kus ma olen võimeline seda üle kontrollima, nägema, et kas ta teeb mingisuguseid vigu või ei tee mingeid vigu. Lihtsalt asjadega kindlasti ei tee mitte mingid ammu, mitte keerulised asjadega ikkagi endiselt teeb vigu. On ju, et see on tänane seis, et kas ma nüüd ütlen teile, et ei, raamatupidajaga võtke ja kasutage võtke raamatupidaja, kes kasutab tehisintellekti, see on kõige lihtsam vist. Sellepärast, et siis te saate seda suhteliselt odavalt kätte. See on tõenäoliselt hea lahendus ja olles ise seotud ka raamatupidamisteenuse pakkumisega, siis meil on juba tulnud ette selliseid juhtumeid, kus klient pöördub meie poole väitega, et üks või teine asi on teil seal valesti lahendatud. Mina siin suheldes ChatGPT-ga sain vastuseks, et asja peaks hoopis tegema niimoodi. Ja siis tekib selline vaidlus nagu profi ja selle inimese vahel, kes tegelikult ei oska valideerida, et kas see, mis ta GPT-lt vastuseks sai, kas see on nagu jabur või mitte. Ja kuna GPT väga veenvalt ütleb sulle, viidates ka allikatele, mida ei pruugi olemas olla, et asjad käivad niimoodi, et rahulikult ära neid makse maksab, ei jätta midagi tegemata. Ja siis teatab nagu raamatupidamisteenuse pakkujale, professionaalile inimesele, et kuule, siin on 20 aastat professionaalset teadmist, on jama, sest GPT arvab, et nüüd võib teha asja, vaat näed nii. ChatGPT kindlasti teeb endiselt vigu, raamatupidaja teeb ka vigu. ChatGPT, aga selles mõttes, et nende koostöö on ilmselt see parim viis midagi kasutada. Aga me peame olema valmis ka tulevikuks juba, kus ChatGPT teeb vähem vigu kui raamatupidaja. Ma arvan, et see tulevik tuleb kunagi. Ja praegu olevikus jällegi oma näited on siin kohe varnast võtta. Nimelt me testime konkreetselt raamatupidaja vigade väljatestimise kvaliteediagente. Ja konkreetselt oleme siis rakendanud Geminit ja ChatGPT-d, kes omavahel kontrollivad üksteist ja raamatupidajad. Ja point on selles, et kui sul on tuhandeid või isegi 10 000 raamatupidamiskirjaid igas kuus üle 100 ettevõtete, siis tahad või mitte, keegi kuskil eksib mõne perioodiga, eksib võib-olla tulevaste perioodide kulude määramisega, eksib võib-olla mingisuguse kirjandamiskontoga, võib-olla isegi mingisuguse maksuteemaga. Ja selline topelt või isegi kolmikkontroll, mis sisuliselt on nagu parem kui inimesest kvaliteedijuht või õigupoolest ta abistab inimesest kvaliteedijuhti, sest juhib kohe tähelepanu, et siin on kuskil mingisugune hälve, mine kontrollima, võib-olla on seal mingi jama. Aga ütleks nõnda, et reaalses elus me praegu seda testime ja 100% ei usalda ja seetõttu kasutame kõiki 3 komponenti, et üks tehisintellekt, teine tehisintellekt
Pluss siis inimene, kes kontrollib, mida ta leidis. Just, no aga see inimene peab kontrollima nii palju vähem, esiteks muidu ta või avaldaks seda kontrolli vähem, just, et tehisintellekt koos inimesega on täna see. Kõik, mis valdkonnast tehisintellekt koos sinuga, mitte on see, mis tänane seis on. Kus me oleme 5 või 10 aasta pärast? See on see human in the loop, mida ka Ethan Mollick on mitu korda ju aastaid tagasi juba öelnud, et hetkel ei saa usaldada 100% seda, mida sulle need ei saa. Ta kudivõim, 100% keda üldse saab. No täpselt nii. aga jah. Ja kuulajad küsivad siin jätkuküsimuse ka, et huvitab, kas teatud arenguetapis võiks mittetulundusühing olla osaliselt või isegi täielikult AI-põhise juhtimisega, kus inimene teeb lõplikud otsused? Ikka, muidugi. See on täna soovitatav viis, mida tehakse, on see, et juhatuse koosolekule kaasatakse tehisintellekt on ühe osalisena. Kelle arvamust aegalt küsitakse ka või kes küsitakse, palutakse kokkuvõtet teha, mis kummale poole tema kaldub ja nii edasi. Ma usun, et temast kindlasti tuleks head sisendit igale ettevõttele, iga ettevõtte juhtimisele tuleb täna tehisintellektis piisavalt head sisendit, kui tal on piisavalt informatsiooni. Et see küsimuseks on selles, et kuidagi tuleb tagada, et see informatsioon oleks tal olemas nende maailma asjade kohta. Et tihti tehisintellekt ei käi su äripartneriga õlut joomas veel kahjuks on ju. Või kui sa paned oma telefoni, ütled, et mul need sõbed on ka kaasas siin väikene Gemini, ma kutsun teda Geminiks on ju, et lindistad, siis võib-olla äripartner ei räägi nii. Seal on neid väljakutseid on ju. Aga tehisintellektil on kindlasti ütelda midagi nii ettevõtte strateegia kohta, taktika kohta, selliste küsimuste kohta, kui ka mittetulundusühingu kohta. Esiteks tehisintellekt võib-olla küsiks sult kohe, et miks see mittetulundusühinguna teha, et tüüpiliselt ikkagi on mõistlikum. Aga on olemas jälle juhtumid, kus mittetulundusühing teeb võin tuua jälle oma elust näited, mina juhin mittetulundusühingut, loomulikult erialaliit kui selline ei ole loodud selle jaoks, et teenida raha. Seda küll, aga ma olen tähele pannud, et mõned kultuuriinimesed kipuvad mõtlema, et mittetulundusühing on see, et kuna see tulu tundub olevat selline ei ole teist või? Et kas ei ole teist, vaid isegi nagu võib-olla veidike vaadatakse sellele viltu, siis tehakse mittetulundusühing, aga võib-olla see ei ole kõige mõistlikum kui arvestada kas või seda, et nii kui seal äririskid sees on, siis ikkagi mõistlik on osaliselt ka dividende võtta, kui peaks tulema niisugune asi nagu tulu ikkagi. Et mittetulundusühingus seda teha hästi ei saa. Aga enne ettevõtte asutamist ja ettevõtlusvormi valmist saab ju ka suhelda erinevate GPT-de ja muude vahenditega. Või need e-residendid tahavad ilmsesti FIE-deks tulla, kuna neil on tõenäoliselt oma riikides on samasugune asi olemas nagu FIE-ndus on ju. No, sina oskad öelda mingit ühtegi põhjust, miks FIE-ks hakata? Ei, ja ei soovita ka ja FIE-d tehke ka OÜ-d. Just. Aga kui nüüd praktiliseks minna, siis järgmisel nädalal minu MTÜs on nõukogu koosolek ja nõukogu koosoleku päevakord tuleks täna välja saata. Me põhimõtteliselt punkte teame, mida me seal tahame arutada. Aga kuidas nüüd ma tehisintellekti saaksin sinna nõukogu koosolekule kaasata nii, et oleks nagu üks nõukogu liikmetest? Mis ma tegema pean? Selles mõttes, et see täna on see täiesti võimalik promptides tavalist ChatGPT-d või Google Geminit, mis ühineb kuulates ja aeg-ajalt võib talle küsimusi küsida, esitada, mille peale ta siis meile vastab. Et seal tuleb vaadata, et tal see kontekst hakanud täis ei saa, keegi talt saad, kui see nagu koosolek sul päev läbi ei kesta, kui ta seal poole tunniga piirdub või midagi sellist, siis tunni aega piirdub või niimoodi, siis ta saab täiesti vabalt kuulata või sa alustad iga punkti juures, alustad uuesti, annad talle ette dokumendid, võtad ta täiesti tavalise teksti sellisena nagu kõnes sisse ja suhtleb täitsa edukalt. Ta tuleb anda prompt, et millal ta sekkub ja nii edasi, see on veidike keeruline, kuna ta, nii kui sa rääkima hakkad, siis teeb vait, aga et ta ikka nagu ennast lõpuni räägiks oma asjad ja nii edasi. Muuseas, üks asi, mida näiteks Google Geminides tasuta versioon teeb ka väga ilusasti, on kõik võimalike tekstide kõik võimalike helide transkribeerimine. Seal tuleb arvestada ühte asja, ta kasutab kõike seda jälle oma järgmise põlvkonna treenimiseks, aga et kui ta päris mingid riigisaladusi seal omavahel arutate, siis seda pole mõtet teha, aga teate, kui teie ettevõtte järgmise 2 kuu strateegiat, kellele pakkumist või midagi sellist arutada, siis las ta siis treenib ennast sellega, püha mõistus, et mis seal siis nüüd nii halb on. Seda enam, et
kui ühe märkuse toon veel selle treenimise koha pealt, et siin hiljuti oli siin skandaal, kuidas Eesti annab nagu mingeid andmeid kuhugile kellelegi ja pole lugu. Ma olin mõni kuu tagasi, ma olin sellises riigis nagu Uganda. Ma käisin seal tehisintellekti koolitavas muuseas. Ma olin 3 päeva seal ainult ja ma koolitatavale kohalikult startup'i, ma koolitasin neid ja siis ühel hetkel ütlesin, et kuna see eesti keelt niikuinii toetab, teil on siin 10 keeled, mida räägitakse 10 miljonite inimestega keeled, et proovige, et ta niikuinii toetab seda ka ja ei toeta. No nii. Keeled, millel on 10 miljonid rääkijad ja need tiilmudelid ei toeta neid keeli. See, et tehisintellekt täna toetab eesti keelt, see ei ole midagi, mis on iseenesest mõistetav. Et me saame eesti keelest temaga suhelda. See ei ole kuidagi iseenesest mõistetav. Aga miks see nii on? Sellepärast, et eesti keel on esiteks, ta on suhteliselt digitaliseeritud keel. Tal on eestikeelne Wikipedia on kõige suurem Wikipedia per elaniku arv, näiteks, mis on üks tüüpiline tehisintellekti ja tehisintellekti kasvusviis. Ja teiseks ka täpselt seesama, mida Eesti Keele Instituut on teinud juba 20 aastat või 15 aastat, ega ma ei tea, kaua nad eesti keelekorpust, avaliku keelekorpust on maintaininud ja teinud selle võimalikult mugavaks kõik, et see oleks kättesaadav. Et see eesti keel oleks toetatud nendes. See on minu arust väga oluline, ma ütleks nõndamoodi, et kui sinu keelt ei toeta tehisintellekt, siis tulevikus sind ei ole olemas. Mitte ainult keelt, vaid ka meelt, ma järgmise sammu vastama, et ka meelt on tehisintellekt toetama, et kui ma ütlen ikka tehisintellekt, räägin kiiresti, Johaadnielist on ju, siis ta saaks selle hetkel kohe saaks aru, et kellest ma räägin. Täna me peidame oma neid raamatuid nende tehisintellekti eest, et kaotada õigus ja nii edasi. No see on umbes sama, kui meile tuleb migrant, on ju, ütleme, et vaata sina kivivähku ei loe, et see on meie ainuõigus. Me tahame, et ta kivivähku, me tahame, et ta meisse integreeruks, et ta suudaks meiega vestelda niimoodi, nagu me suudaksime, et me oleksime ühes kultuuriruumis, on ju, et ta ainult meie keelt ei räägiks, vaid ka meie meelt räägiks, aga sinnani jõudmine võtab veidikene veel aega. Jaa, aga tulles MTÜ nõukogu koosoleku juurde tagasi, siis üks päevakorrapunkt on kutse-eetika koodeksi uue versiooni kinnitamine. Loomulikult, nagu sa võid isegi arvata, see kutse-eetika koodeksi uue versiooni koostasime GPT abil. Aga kui etteline on see, et nüüd raamatupidaja GPT laseb GPT enda töö ära teha, on ju, kas see on olemas kutse-eetikas juba? No nii. Ja see ongi vaieldav koht. Seal tegelikult täna see lahendus on selline. Täna on lahendus see, et raamatupidaja vastutab. Nii, et tema peab ikkagi garanteerima selle, et tema üle vaatab ja tema vastutab. Raamatupidaja ei saa mulle öelda, et GPT tegi selle vea ja nüüd tema vastutusest vaba, et see suhtle OpenAI-ga. Tema võtab selle vastutuse ja tema peab siis teadma, millist hoolduskohustust ta täidab, et seda üle kontrollida. Just. Aga kui me kutse-eetikast räägime, siis tegelikult alusdokumentideks on rahvusvaheline kutse-eetika koodeksi standard pluss erinevate riikide vastavad dokumendid pluss eelmine versioon loomulikult, mis ka Eestis kehtis. Ning nende dokumentide põhjal sai tehtud mitu versiooni ning see versioon lastud mitme erineva seltskonna silme eest läbi, kes siis nagu vaatasid sisuliselt inimesena, et kas see jutt, mis seal kirjas on okei. Aga see struktuur ja terminid ja nii edasi, selle suutis GPT tegelikult päris hästi paika panna. Loomulikult suudab. Täna ei ole nagu see enam küsimus, et kas GPT aitab meid, on ju, et kui igaüks meist käib läbi, mina olen täpselt sama asja läbi käinud, on ju, et kui alguses on selline asi, et sa hakkad kasutama, et sul on piinlik öelda, et kuule tegelikult chat GPT teeks minu eest, piinlik on, et ei, kuidas ma ütlen, et mina ei ütle üldse, on ju. Ja siis lõpuks on piinlik öelda, et ei kasutanud. No kurat, ma nii tumbusid, ma ei oska kasutada seda või. Muidugi kasutab chat, muidugi teeb mul neid asju tehisintellektina. Täna see muidugi see, kui ma teen seda oma andmeanalüüsi uuringut, mida ma teen täna, on ju. Loomulikult ma lasen tehisintellektil selle koodi kirjutada. Jah, ma käin selle üle. Jah, ma tean seda, mis seal toimub. Jah, ma kontrollin, mina vastutan. Aga mu kliendile, kui ma kliendilt võtaksin raha nüüd 2 kuu eest, on ju, võrreldes nädala eest, on ju, siis ma see oleks üsna jabur. Kusjuures me siin tasapisi hakkame kokku tõmbama, aga on tulnud veel mõningaid mõttearendusi kuulajatelt. Nimelt tuntakse muret selle üle, et kui tehisintellekti kasutus kasvab õudselt kiiresti, selle arendamine, käitamine nõuab märkimisväärseid ressursse, energiat, riistvara, toorainet ja nii edasi. Kas võib tekkida olukord, kus globaalsed ressursid ei suuda enam kasvavat nõudlust katta ning milline mõju võiks sellisel juhul olla majandusele ja näiteks aktsiaturgudele?
päris No, selline siis tasub, eks ole, osta energiaturu aktsiaid, on energiaettevõtete aktsiaid, kui seda uskuda, et siis saab rikkaks, et kui selles veendunud olla. Tehisintellekti tehnoloogia areneb praegu kahtepidi, on ju, et üks asi on see, et see energiaühik per otsus on ju väheneb meil kiiresti. Ja ta tõepoolest tehisintellekti täna need mudelid jooksutamine võtab palju energiat, eriti treenimine võtab palju energiat ja see, aga me teame ka seda, et seda on võimalik kaugele vähendada. Sellepärast, et kui mõtleme, inimese aju võtab 20-30 vatti, on ju. Teeb umbes samasuguse asi ära, mida praegu seal 2 kilovatti võtta velukas ja pluss selle treenimine on veel rohkem, on ju. Et me teame, et seda on võimalik kõvasti vähendada ja see väheneb täna. Kui just tuli nüüd paar nädalat tagasi tuli Nvidia oma uute mudelitega välja 4 korda rohkem energiaefektiivsust. Nii. Aga ma tahtsin midagi veel tarka ütelda, et see areneb kiiresti. Ma usun, et see tulu, mida sealt tuleb, on seda väärt. Ja teine asi on see, miks ma arvan, et see ühel hetkel hakkab, täna keegi läänemaailmas ei pööda tähelepanu sellele efektiivsusele. Sellepärast, et see buumiks on ju, ma ei tea, kas mulliks, aga buum on ta kindlasti, see tehisintellekti investeeringud on ju. Siis täna OpenAI arendaja, ta ei pea kordagi mõtlema, et kuidas teha asja efektiivsemalt. Ta ütleb, et ta tahab siin 100 miljoni eest rohkem compute'i arvutusvõimsust, ta saab selle niimoodi plaksust. See ei ole probleem. Aga mida need hiinlased näitas, DeepSeek näitas on ju, et ta suudab seda teha 5000 korda väiksema ressursikuluga. Ma ei mäleta, mis see korda täpselt oli seal. Sest temal ei olnud seda ressurssi. Ja ta pidi sinna panema oma mõtlemist sellesse, kuidas ta ressursikulu nüüd vähendada, eks ole. Ja sinna me veel jõuame sellesse, kuidas me hakkame neid optimeerima. Et ma usun, et see optimeerimise võimalusi on väga-väga palju. Ja kui see nüüd see energiakulu seal oluliseks komponendiks hakkab muutuma, ta ju muutub meile ka kulukaks, on ju, siis selle kasutamine on ju, et siis küll nad leiavad viisis senna, see tuleb jooksuga alla see energiakulu sealt. Kas ei tähendab, et kogu energiakulu tehisintellektile madalamaks läheb vaevalt, aga tõenäoliselt me hakkamegi seda, see on nii suureks osaks saab meie elust, et see on loomulik, et mingi protsent elektrienergiast läheb sinna tehisintellekti. See on hea, kui ta elektrit kasutab, et kui ta inimesi sööma hakkab, siis on murre. Aga energiat, kui ta elektrienergiat kasutab, seda me saame toota ja seda ei ole nii hull. No jah, aga kui me nüüd mõtleme rohepöörde peale ja puha, siis mida rohkem tehisintellekti energiat kulutab, seda rohkem nagu tuleb seda juurde toota. Aga see tehisintellekt on ka see, mis on võimeline meid seda rohepöördet kiiremini läbi viima. Mis tähendab seda, et tegelikult tehisintellekt muutudes piisavalt targaks suudab optimeerida ka enda haldus. See singulaarsus, eks ole, et sel hetkel tehisintellekti arendama hakkab ja teatud mõttes me oleme sellele juba tehisintellekt juba toetab tehisintellekti arendust. Et kui meist targem elukas hakkab iseennast arendama meist targemana, eks ole, siis seal tekib nii-öelda intellektsuse plahvatus. See nimetatakse singulaarsuseks. Ja ei ole üldse välistatud, et me oleme sellele lähedal. Täna teatas Code'i arendaja teatas, et uues versioonis kõik muutused tekivad juba tehisintellekt on ju. Ja et me oleme ajaloolisel hetkel elame, ma usun. See ei tähenda, et homme muutub kõik, see tähendab aasta pärast kõik muutub. Maailm muutub aeglaselt, maailm on inertne ja nii edasi, aga et ei, 3 aasta pärast istume ikka siin täpselt samamoodi ja räägime samasugust juttu, küll juba hoopis paremate mudelitega. Aga see sama Ethan Mollik, eks ole, mulle tahan ära mainida, mis ta üks lemmik kommentaar tema puhul on see või arusaama see, et ta ütleb ka, et kui täna lõppeks tehisintellekti arendus ära niimoodi nullilt paugult, mitte ühtegi uut arendust enam ei tuleks, see oleks kõige viimane asi, mis oleks. Meil läks 10 aastat veel seda rakendada. Meil läks veel 10 aastat, et me rakendame seda veel nii vähe oleme rakendada, et meil see tehnoloogia on juba olemas, aga me ei ole seda veel suutnud välja mõelda, kuidas seda rakendada. Jaa, see tehisintellekt on niivõrd hoomamatu tegelikkuses ja kui sa lähened sellele nagu traditsiooniliste võtetega stiilis, et ma esitan nüüd mingisuguse väikese küsimuse, tahan saada kohe vastust, siis võib-olla ma ei kasuta absoluutselt seda võimekust, mis seal taga päriselt on. Ja nagu mina aru saan, siis need suured keelemudelid, need nii-öelda ei mõtle ju, nemad tõenäoliselt panevad sulle mingisuguse vastuse kokku. Aga mis see mõtlemine muu on, et tõenäoliselt, kui ta praksub nagu part, ta näeb välja nagu part ja teeb kõike nagu part, siis ta on part. Selles mõttes ta ei ole, selles mõttes paljud inimesed arvavad jah seda, et ta leiab sult keskmise tõenäosus, annab talle lolli info ja targa info ja siis ta annab sulle pool lolli info. Päris nii see ei ole tegelikult. Et mul lemmik näide on see, et kui sa õpetad suurt keelemudelit malet mängima, sa annad talle ainult
maletajad, kelle elu on näiteks alla 2000. Seda kuri võime õppida mängima 2500 pealt. Elu 2500 auto on ise. Et ta ikkagi, ta töötab üsna sarnaselt nagu inimese aju. See põhimõtted abstraktselt on sarnaselt tal. Ma kategooriliselt ütlen, et ta on võimeline looma uut, kuigi selle peale siin vaidlused käivad. Mina ütlen, et ta on võimeline looma uut, täpselt nagu inimene on võimeline looma uut, on tema võimeline looma uut. Et ta on võimeline kandma üle teadmist ühelt teemalt teisele teemale ja nii edasi. Ta ei õpi, ta ei anna sulle statistilist keskmist oma sisenditest, vaid ta teeb sealt järeldused, ta loob seal uut teadmist ja nii edasi, loob neid connectioneid ja nii edasi sarnaselt inimesele ja mina ei alaindeks tehisintellekti edasist potentsiaali, kuhu ta jõuab, et mina kunagi ei panustaks tehisintellekti vastu. Siis võiks mõelda ka niimoodi, et tulevikus võiks näiteks tehisintellekt Eesti majandusmudeli ära optimeerida ja kõikide rollid välja mõelda, mida ettevõtjad peaks. Me saavutame sotsialismuse ideaali. Et kunagi oli see tegelikult, see oli juba aastatel 1930, 1920 tegelikult toimus midagi, mida nimetatakse suureks kalkuleerimise debatiks. Kus ühelt poolt oli see, et kuna majandust hakkasime kirjeldama matemaatiliste vahenditega, majandusteooria muutus matemaatiliseks, sest oli teatud hulk majandusteadlasi, kes ütlesid, aga nüüd me kirjeldamegi majandus matemaatiliselt ära, arvutame välja kõik selle, mida on vaja teha. Aga teisel pool oli Austria koolkond peamine, kus oli siis nagu Hayek ja sellised vennad, kes ütlesid, et ei, et see majandus ei ole teoreetiliselt välja arvutatav, sellepärast, et inimeste eelistused ei ole teada. Inimene teab ise oma eelistus ja need ei paista välja. Kui nüüd, ma ei tea, kuidas seda ilusasti väljendada, aga et sina tavaliselt ei väljenda, et kas sulle meeldivad rohkem lillelised kleidid või triibulised kleidid. No ma ei tea, seda võib väljendada, aga on ka neid küsimusi, mida tavaliselt seda ei väljenda. Ja see ei väljendus, see ei ole sinul silmadesse kirjutatud võib-olla ja sa pead ikkagi ise selle otsuse tegema ja selles mõttes turg ongi selline meede või viis, kuidas moodi kokku viia eelistused, mis on, eks ole, detsentraliseeritud eelistuste kokkuviimise koht, need otsuste tegemise koht, kui sul on eelistused on detsentraliseeritud. Ja selles mõttes seda, et me suudaksime nüüd, et meil arvutusvõimsus suureneb ja et isegi ükskõik kui tahes suure arvutusvõimsusega, aga meil on see probleem, et me ei tea, mida inimesed tahavad tegelikult, nad ei ütle meile seda, kui neid küsime seda, nad ütlevad seda, mida sa tahad kuulda, et minu poolest, et mis pornot nad vaadata tahavad, siis seda me ei saa teha, siis seda me ei saa ikkagi teha, ikkagi turumajandus jääb. Aga kindlasti see ei tähenda seda, et nüüd tehisintellekti muuta riigi otsuseid intelligentsemaks ja paremaks ja targemaks. Et kui me arvame nüüd seda, et meil on täna nüüd sattunud riiki valitsema et kõige targemad inimesed või et ütleme, et kõige targemate inimeste tarkusest piisaks sellest, et adekvaatselt riiki valitseda, siis see kindlasti nii ei ole. Aga tehisintellekti, ma olen ikka küsinud inimestelt ühte asja veel, et kui inimesed, kes kaldavad, et tehisintellekt maailma üle võtab, ise tuleb võtab üle, me alla ei anna, vaid ta tuleb ja võtab meil selle maailma kontrolli üle. Ma olen ikka küsinud, et kas teile ka tundub, et kõige targem inimene ruumis tahab tavaliselt saada poliitikuks. See hakkab naerma, ei taha. Aga miks me siis arvame, et mida targemaks saab tehisintellekt, seda rohkem tahab tema hakata maailma korraldama? Võib-olla tahab, ei tea tegelikult, ei tea. Aga me näeme seda, aga me varsti näeme seda. Kas tahtis või tahtnud. Oma elu hea veel võib-olla. Mida sa tea, jah? Jaa, aga kuna meie 2 tundi on märkamatult peaaegu täis tiksunud ja rohkem kuulajatelt siin sisendit huvitavat ei ole, siis ma arvan, et tõmbame joone alla ja tõmbaks joone alla sellega, et alustasime reaalaja majanduse kontseptsioonist ja tehisintellekti rakendamisest selle kontseptsiooni elluviimisel ja mulle tundub, et kui me tehisintellekti rakendame igapäevaselt oma igapäevaste tööde juures, siis me tasapisi viimegi seda kontseptsiooni ellu, sest paratamatult kogu meie maailm, ka füüsiline maailm kajastub digitaalselt ja digitaalsus tähendab omakorda jälle nagu vesi veskile AI mõttes. Ja põhimõtteliselt minul isiklikult reaalaja majanduse entusiastina, kes on 10 aastat seda teemat ju rääkinud ja e-arvete entusiastina, kes on 20 aastat seda teemat rääkinud ja majandustarkvara entusiastina, kes on 30 aastat majandusinfosüsteemidega tegelenud,
tundub, et me tõesti oleme sellise murrangu lävel, kus just nimelt see AI aitab meid suure hüppega edasi. Sest see, mis on siiamaani toimunud, on sageli olemasolevate tavapäraste tehniliste võimaluste raames millegi tegemine, mis oli varem eelmise paradigma raames just nimelt sellise protsessi kujul meie arvates tehtav. Nüüd me peaksime muutma oma paradigma ehk kas üleüldse peaks protsessid olema just sellised, nagu nad on täna. Tulevikus võib-olla AI-ga näeb välja hoopis paremad protsessid, paneme selle reaalaja majanduse hoopis paremini tiksuma. Aga meeldiv vestluspartner härra Indrek Seppo igatepidi toetab ka AI rakendamist praktikas, nii et kui teil on küsimusi, kas reaalaja majanduse osas AI rakendamine või üleüldse AI rakendamine igapäevasest töös, siis kindlasti pöörduge Indreku poole. Ja seda on väga lihtne teha, sest et minu ettevõtte veebiaadress on väga originaalselt seppo.ai. Väga äge. Aga aitäh, Indrek, aitäh tulemast, aitäh kõigile kuulajatele. Oli väga meeldiv. Nägemiseni.